Ei enne trenni, ma arvan, et nad ütlevad tšaugi üksteisel. Kui sa vaatad võrkpalli kõrval olevana, siis tundub päris palju selgem see mäng. Sooviks, et jõulupiparkoogid ja kommid ei maitseks nii hästi kui tavaliselt. Siis paneme segamini Moltonite, Wilsonite ja Mikasadega seal. Tere, head rannavõrkpallisõbrad! Kätte on jõudnud detsembrikuu, lumi on maas, jõuluaeg hakkab juba tulema sedasi kenast inimeste hingedesse. Keskmine eestlane on nendel päevadel kas kaubanduskeskuses või uut autot ostmas, aga rannavõrkpallirahvas koguneb ikka kõrvuni liivas saate podcasti stuudiosse. Rõõm on öelda, et täna on meie saates väga tore selline seltskond kokku saanud, 4 päkapikku minu ümber ja me alustame tutvustust kõige paremalt poolt. Päkapikk tänu kellele sellise organiseerimisoskusele jõuavad kõik kingitused alati õigeks ajaks kohale. Meister Päkapikk ka rannavõrkpallis, värske A-liiga, meie oma A-liiga esikoha pretendent Urmas Päkapikk-Piik. Tere, Urmas! Tere! Oled sa mõeldud, detsembris võiks su nimi tegelikult olla ju Urmas Päkapikk? Ei ole. Väga hea. Täna on teine liige. Eesti kõige pikem päkapikk, selline päkapikk, kes aitab ka jõuluvana välja, kui jõuluvana ise korstnast sisse ei mahu, siis väga vibalik Mart Päkapikk, Ploki Tiisar. Tere, Mart! Tere, Karl Päkapikk! Väga ilus. Oled sa elus mõnele päkapikule kogemata peale kaastanud, arvestades sul on nii kõrgele pikkuse vahe meeletu? Tead, ma usun küll, aga no, ega sa ei tea kõiki asju, mis juhtub. Ja parem ongi. Jah, just. Kolmandaks on meil nüüd hea tulla siis meie tänaliste külalispäkapikkude juurde. Alustame võib-olla siis kõige lähemalt meie oma saate montaaži päkapikku paariline ehk Lotta paariline. Täna Ameerika Ühendriikides päkapikundust studeeriv Eva-Liisa Kuivanen. Tere, Eva! Tere! Ühtlasi Eesti meisterpäkapikk tuleb ka öelda ja natukene sellega minnes juba edasi, kelle eest siis meistrikuld sel aastal võideti. Meie oma kaitsepäkapikk, alati fantastiline. Täna juba maailma edetabelis oma kaaslase Hollas Päkapikuga maailmaedetabelis 52 kohta hoidev Liisa Päkapikk-Römmelk. Tere, Liisa! Tere! Rõõm on näha teid stuudios. Ütleme, meie saate koosseis on täna nii värvikas nagu Jürgen Ligi iga lause, nii et ma ootan väga seda vestlust. Ma pean ütlema, et päris head naljad tulid ära juba eile Messengeri grupis, et me enne saadet tihti ikka külalistega teeme sellise Messengeri grupi. Urmas ja Mart seal vist ei öelnudki mitte midagi, aga Eval ja Liisal läks juba jutt lahti. Ma pean alustama enne, kui me läheme siin rõõmusõnumite juurde, mis me saadet saadavad sellega, et kui me mäletan, me hakkasime see saate selle tegema ja keegi teist oli ka meil külas, siis ma tean, et ega te omavahel, Hollas Remmelg ja Kuivanen Jürgenson liiga palju trenni ei teinud ja vabal ajal ka ei suhelnud. Millal see plõks läbi käis, et teist said ikkagi head sõbrad ka ja miks? Siis ma arvan, et see tegelik lugu ei ole eetrikõlbulik. Ei no, mis siin keerutada, käisime Veenuses ükskord koos ja nii ta läks. Ma tean, et Eesti võrkpallis laiemalt on Veenusel väga oluline koht, väga paljud minu arust stiilid on seal tehtud ja sõprused loodud, nii et võib-olla see on selline, mida isegi soovitada teistele võrkpalluritele, kes tunnevad, et midagi on veel rannavõrkpallikarjääris puudu. Absoluutselt, ja ma arvan, et siinkohal võiks äkki Beach 44 siis sponsordiili teha äkki Club Veenusega. Ma arvan, et oleks väga edukas koostöö teile. Iga treeningnädal lõpeb Veenuses. On Eesti rannavõrkpalli uus selline moto. No, ma tean, et algab keskel kõik kogu aeg Veenuses. Kas Mart, sina oled käinud Veenuses? Oi, ma ei mäleta, millal ma miat Veenuses käisin. Väga ammu, aga olen käinud, tean. Olen seal kohanud teisi võrkpallurid ka. Väga ilus. Läheme nüüd siis sportlikama teemade juurde ja meil on täna 3 rõõmsat sõnumit edastada kõigile kuulajatele. Esiteks, meil on 15. saade, juubel, aplaus. Me alustasime saadet, lugesin üle ka 677 päeva tagasi, 1. veebruaril 2023. On sul meeles see algus, Mart? Kõige esimene saade ei ole meeles. Ja kuidas see idee alguse sai? Idee algus on meeles. Nii. Kas ma rääkisin nüüd Urmasele kõigepealt sellest ideest või? Äkki? Võimalik, jah. Mäletan. Üks aastavahetus äkki. See oli see Kreutzwaldi, see oli rannatoimkonna koosolek, ma arvan, aasta lõpu värk ja siis me läksime tagasi autosse ja siis ma ütlesin Urmasele, kuule, siuke idee on, mis sa arvad, kui teeks. Ja siis järgmisena juba sai Karlile räägitud ja siis eks edasi juba suure hooga. Mäletan, meil oli endal ka mingi mõte, et võiks olla rannavõrkpalli podcast, aga meil ei olnud seda teostust veel nagu tulnud seda ja kui teie Kustiga tulite jutule, siis tundus, et nüüd on aeg kohe ära teha. No super. Siis oli õigel ajal õiges kohas.
väga ilus. Ma olen teinud statistikat ka. Meie kõige populaarsem osa on esimene osa. 1566 vaatamist YouTube'is. Edasi on läinud. Nagu Eesti majandus ikkagi jätkuvalt läheb miinusesse, aga me loodame kõik, et kunagi on uus tõus ees ootamas. Aga tegelikult on vist see, et me esimesele osale tegime ka reklaami raha eest. Ja aga olgem ausad, esimest osa Delfi tasku ei ju kandnud ka üle veel ja tal nüüd läheb ju Spotify'sse, Delfisse, et ma arvan, et osa vaatajaid ikkagi on sinna ka läinud. Just, ja ma teen siis, kui me vaatame tänast seisu, siis meil on keskmiselt on YouTube'is saatel vaatajaid 1000, aga tõesti, kuna meil on Delfi tasku, Spotify ja iTunes ka, siis need andmed kokku lisada, siis siuke, no ütleme 2000 alla on keskmine saate kuulajate vaatajate arv, nii et sedasi võime päris iseendale, me ei tee seda saadet, on mõned inimesed veel, kuigi täna meil näiteks tuleb üks kuulaja küsimus inimeselt, kes ka täna ise on stuudios, nii et natukene kodukohtud see värk on. Aga meil on teine hea uudis veel, 15. saade natukene siis toredasti on langenud kokku sellega, et meil on esimest korda päris podcastil oma toetaja. Me läksime Allar Levandi ja Pahvi jutule, ütlesime, et meil on äge saade, palju vaatajaid, aga toetajaid veel ei ole, et äkki tahate punti tulla. Allar vaatas plaani läbi, ütles, et teeme pool, aga teeme hästi ja Allar Levandi ja Pahv siis ütlesid meil jah sõna, nii et ennustusportaal Pahvile ütleme suur tänu, tänu nendele me saame kõik kulud enam-vähem kaetud nüüd, mis meil saatega tulevad, nii et ei pea enam päris Urmase ja minu ja Mardi ja kõigi teiste taskust seda raha enne saadet alati välja võtma, nii et see on ka äge, siis teeme aplausi. Mulle meeldib see aplaus, sest ma mäletan, kui ma noor olin, siis olid need nalja mingid komöödiasarjad Ameerikas, kus oli see publik alati, isegi siis, kui oli naljakas koht, ikka oli see aplaus jättis kuidagi mulje, et või aplaus ja naer oli selle ka. Ma võiks naeru teha. Põhiline, jah. Kui ma teen nalja, ma täna tõstan näpu ja lepime kokku, et te naerate, okei? Ei, aga las Lotta paneb taha. Jaa, Lotta võib panna meil õigus. Lotta, väga hea. Eeva, sa muretsed selle eest, et su paariline paneb meil igasse kohta naeru. Seike. Väga hea. Praegu ka kaasaratud. Praegu võiks tulla nüüd. Väga hea. Ja kolmandaks, ma pean ikkagi isikkel teemadel ka jätkama. Hiljuti oli ühel Eesti rannavõrkpalluril suur juubel. Suur saarlane, suur Eesti mees, suure südamega. Küll Urmas seekord oma sünnipäevale ei kutsunud, aga palju õnne Siim Ennemust. Ma ütlen ka ära, et võrkpallipoistega me tegime Siimule toreda kingituse. Uurisime Rivo Vesikult, kas ta on nõus andma Siimule personaaltrenni ülalt tõste puhul, et Siimul see ülalt tõste on praegu selline, et isegi Eesti GP-del need tõsted on nii mustad, et saadetakse kohe punase kaardiga väljakult ära vahel. Ja millal see trenn toimub siis? See toimub siis, kui Rivo on tagasi Eestis. Ja sa saad aru, kui Rival on natuke alli ka pähe juurde tulnud. Ma arvan, et sellest võiks ülekande ka teha. Et kui ta meie trenni edasi tuleb nagu sellise kehva tujuga, et siis ma saan aru, et Siimuga on enne toimub trenni. Samale nädalale ärge vange trenni kui Siimul. Okay. Selge. Aga tegelikult Siimul, ma usun, kui see ülevaltõste ka selgeks saab, seal võib järgmisel suvel tulla siukest isegi hüppelt võib. Ei, ärme lähe utoopiasse oma teemadega. Daamid ja härrad, meie sissejuhatus on edukalt tehtud, läheme esimese teemaploki juurde. Ja meil on üldiselt see M-kumb üks või teine rubriik, aga täna me oleme otsustanud jõuludega seonduvalt hoopis keskenduda jõuluteemadele ja esimene küsimus meile kõigile on, mida tähendab sinu jaoks jõuluaeg, Urmas? Väga lihtne. Perega koos olemist natuke pikemalt kui tavapäraselt, et kõik õepere, vennapere saavad vanemate juures Pärnus kokku ja seal me oleme. Ilus. Mart? Jah, ka siukest traditsiooni pigem ja talve keskpunkti, et alati üks üritus või paar või 3 või isegi 4 teinekord tuleb. Et no palju üritusi keset talve pere keskel, vahel ka sõpradega, et siuke mõnus, ma ütleks siuke talve tugipunkt, verstapost võib-olla, et pärast seda hakkab valgemaks minema ja enne seda läheb pimedamaks ja siuke mõnus hetk. Kas te Tiimaga on su selline Kustiga oli traditsioon, et ma ei tea, et ikkagi paarilisega teete veel kahekesi eraldi jõuluõhtu ka? Ei ole seda traditsiooni. Ja Tiimaga ei loo ka? Tiimaga ma arvan, et ei loo ka. Ma mõtlen, kas me olime ühed jõulud äkki isegi Tais kunagi. Jah, see oli päris huvitav. Seal oli Tais oli siis jõuluturniir, kus olid kõik siis kohalikud, panid imelikud kostüümid ja päkapikumütsid ja mängiti ja päris lõbus oli, aga siuke jõulumeeleolu ilme lumet on ikkagi päris keeruline. Minu jaoks. Nüüd olime just Filipiinidele ka, seal oli nii palju igast jõulukingitused, tuled, värgid, särgid, nagu siuke, no ikka nii nagu maks jõulufiiling tasub teha, aga kuidagi imelik on lüükeste pükstega higistada jõulutunde käes. Ja novembris on seal siis juba nagu jõulud? Seal oli, jah. Eva-Liisa, sinu jaoks mida tähendab jõuluaeg?
Minu jaoks tähendab jõuluaeg, ma arvan nüüd, eriti see aasta, kui ma olen eemal olnud päris pikalt, siis ma arvan, et jõuluaeg on rohkem sõprade, pere nägemine. Ma arvan, et see on siuke Eestimaa kargus. See on kuidagi, ma ei tea, ta isegi ei ole otseselt nagu jõuludega seotud, see pigem ma arvan, on lihtsalt detsember ise on siuke mõnus nagu aasta kokkuvõtmine. Väga ilus. Liisa? Jah, sama perega koos olemine ja meil on päris paar sünnipäevagi seal kandis, et siis on selline tähistamine. Räigelt pappi läheb? Noh, midagi ikka, aga pigem on see selline ikkagi rahulik kodus olemine ja lihtsalt. Läksid küsimusest mööda praegu täiesti. Ei läinud. Mul minul lihtsalt oli paar sõpra lapsepõlves, kes olid vahetult pärast jõule sündinud ja ta olid nii pettunud, et vanemad kunagi ei teinud need 2 suurt kingitust. Ikka oli see, no jõulud ja no sul sünnipäev tulemas, et kuule, et siin on sulle kingitus. Meil on täpselt 23 on mu abikaasa sünnipäev ja 25 on ühe lapse sünnipäev, et keegi 24 ikkagi ei ole, et kõik ikkagi saavad oma kingid kätte. Karl, jõulude ajal toob ju jõuluvana kingituse ja sünnipäeva puhul vanemad. No jaa, aga selle jõuluvana transpordi Lapimaalt Eestisse, ega ta ju oma kuludega, ta kõik ei jõua kinni maksta. Kingitused on tema poolt, aga transport tuleb ju ikkagi... Tal on saan. Okay. Saan. Sa tead vist midagi, mida mina ei tea? Loomulikult. Okay. Ma olen Soomes palju käinud. On jõuluvana teeb väkapikkudega pidanud seminare. Aga teine küsimus. Karl läks nina higistama selle peale, selle kommentaari peale. Mul nina higistab 24/7, kui sa ei ole märganud. Ma ei ole varem märganud. Mida sooviksid jõuludeks seekord, Urmas? Siin on nüüd võimalik läheneda väga mitmel moel sellele küsimusele. Mida sa oled jõuluvana kirjutanud? Jaa. Sest jõuluvana ometi ju tuleb Lapimaalt ja sa tead, et ta pakib praegu juba vaikselt kinke. Esimese asjana tuli kuidagi pähe, et võib-olla see aasta jõuludeks sooviks, et need jõulupiparkoogid ja kommid ei maitseks nii hästi kui tavaliselt. On see võimalik või? Ma ei tea. Mis kõige parem jõulutoodang on? Mul teeb pigem ikka soolane mingi, ikka lihaline ja ema kartulisalat ja kapsas ja... Et ühesõnaga, et äkki see aasta nagu oleks mõistlik ja ei peaks nagu jaanuaris pluss 5 kilo pealt tulema, kui enne nagu jõul oli. Ja meil on A-liiga alustamas, et head Urmase alagrupikaaslased, pange jaanuari algusse Urmasega mäng, sealt võib tulla liitne võit. Väga hea soov oli. Mart, mida sina soovid seekord jõuludeks? No see kõlab küll väga klišeena, aga ma sooviks, et ma jõuludel saan kenasti neelata, rääkida ja olla terve. Et ma olen homme mandlite eemaldamise operatsioonil, et täpselt peaks selleks ajaks saama vinks-vonks, kui kõik läheb hästi. Mis see mandlitega, kuidas sa aru said, et sellel probleem on? No see tuli mul seal täpselt eelmise selle kevade lõpus seal viimaste oluliste turniiride jooksul jäi kurk haigeks, mis lõppes kurguabtsessiga ja siis seal oli kõvasti toimetamist ja jagelemist ja piina sellega ja siis 5 arstist 5 arvasid, et päris mõistlik oleks need eemaldada. Aga kui sa 4 esimest käisid läbi, siis sa ütlesid, et see ei pruugi olla kindel. Ma pean 5. arsti juurde minema. Tegelikult ma ise ei otsustanud nii, kuna see kurguabtsessi ravi on siis nii, et seda avatakse seal kurgus, niimoodi kääridega pannakse ja siis lastakse mäda välja sealt ja siis sa käid seda tegemas seal vähemalt 4 korda iga päev, iga hommik lähed uuesti EMO-sse, uuesti võetakse sisse ja uuesti lükatakse käärid sisse ja sellel iga kord oli erinev arst. Siis nad iga kord andsid soovitust, et et okei, kui üks tuli spordipoiss ka ja tasuks ikka eemaldada. Kas keegi teadis ka sind, see on Mart Tiisar? Ei tea vist mitte, ma käin tihti arsti juures, ma käin alati selle puisaga. Siis äkki suhtud teistmoodi. Mul tuli hõureka ka enne jõule vahetult mandliopile minna. See on minu jõulusoov, saaks hakkama nagu oma nende jõuluihadega seal jõululauas. Iga detsember enne jõulu. Saab äkki uuesti. Jälle opile. Eva, mida sina sooviks seekord jõuludeks? Hea küsimus. Ma ei ole mitte ühtegi soovi edastanud.
aga ma tean, sul kadus ära üks asi, kui sa läksid võistlema sinna Aasiasse, sul kadus ülevalt tõste ära, sa ei saa. Äkki saaks selle jõuluvanalt tagasi. Äkki Siim võtab kampa mu. See läheb Rival läheb päris pikaks see eratrenn, see võib aastaid kesta. Aga on sul veel midagi, mida sa sooviks? No võtame siis selle vastuvõttu ka juba lahti. Rivo peab olema jõuluvana, mul tundub sul seekord. Okei, Liisa. Jah, ei oska ka midagi suurt tahta, et ikka kõigil hästi oleks ja ilus. Oleks tore. No väga ilus, väga ilus. Ja viimane küsimus, kuidas jõulud siis trenni osas reeglina mööduvad? Kuidas, kas te alustame Urmasest? Miks sa naerma hakkasid? Ei, no sa ise hakkasid oma vaatasid, sa nüüd vaatasid. Jah, aga ausalt öeldes ikkagi iga jõuluajal ma siis kas siis vennaga või üksi või ka Triinuga jõusaali satun. Et Rogeriga plaan ujuma ka minna, et ma mõtlen, et äkki see aasta teeks isegi, täna niisugune uitmõte tuli, pole veel ära kinnistanud, aga et teeks äkki korralikuma jõuka perioodi isegi siin nüüd aasta lõpus. Kusjuures minul on see kogemus, et ma olen ka jõulude ajal justkui nagu väga palju vabadust olnud võrreldes muude aegade, kuna kõik inimesed on kuskil ära, et need jõusaalid on ju kinni tihti. Ei saagi jõudu teha, Urmas. Sul saab ikka viparkotti sööma. Pärnus on ikka avatud. Paned kotti valmis juba, tossud sisse, rätik sisse ja siis avad selle MyFitnessi lehe, vaatad, et kinni võtad. Seda on siis piparkotti. Pärnus on see, ma käin terviseparadiisi jõukas ja ma arvan, et see on pühade ajal ikkagi täies töös. Inimesed tulevad osad ikkagi pühasid sinna vetma. Seda on rõõm näha. Loodetavasti su eesmärk täitub. Mart? No see jõul ma kindlasti ei tee nagu sellist pallitrenni ilmselt nüüd aasta lõpuni. Aga muidu tavapäraselt ma isegi ma ei mäleta. Ma arvan, et me oleme nagu vaadanud otsa, mis keegi millal teeb ja siis kui mõni trenn vahele satub, siis teeme pundiga ka ja kui ei ole vaba aega, siis teeme iseseisvalt. Eva? See aasta ma arvan, et kuna ma olen pannud järjest nüüd ikka aprillikuus saadik, siis nädalakese 1,5, ma arvan, nii palju isegi saa nädala võib-olla lasen lõdvaks täitsa. Aga eks ikka trenni tuleb teha, sellepärast, et mul hakkab hooaeg juba seal veebruarist. Et ma pean vormis püsima. Super. Kas siis 1,5 nädalaga kaabki vorm ära juba? Vaata, mul ei ole veel sellist elukogemust nagu sul, Mart. No võt, jah. Sellest me saime teada, jah. Ma mõtlen ise ka, et veebruaris hakkab hooaeg siis, mis 25 jaanuar. See on nüüd Eesti meeste tipprannu. Palun, head kuuled. Aga õnneks on meil ka naised. Nii, ja Liisa? Minul algab tänasest algab uue hooaja ettevalmistus, nii et minu jõulud on ikkagi trennilainele. Pikk see paus oli? 3 nädalat. Ja ei teinud üldse? Ei liigutanud ka? Ei, ikka liigutan. Liigutasid? Ja. Aga sellest niimoodi ma jooksen palju, sellest mulle meeldib jooksmas käia ja mõned jõutreeningud ka ikkagi, aga täpselt sellisel omal jõusaalis on eriti mõnus käia nii, et sul ei ole mingit kava eest, et seda, mis meeldib, mis tahad, mis tunne on, kerged raskused ja selline lihtsalt liigutad natuke, et on tehtud seda viga, et 3 nädalat peaaegu midagi tee ja pärast tulla tagasi on ikka päris raske. Nõus. Väga ilus. Meil on see rubriik täna kenasti läbi võetud. Läheme edasi järgmise teema juurde. Ja tore on öelda, et rannavõrkpalli hooaeg tänaseks on juba suures plaanis läbi, maailmas veel King of the Court turniiri siis finaaletapp või üks etapp ees on ootamas, aga üleüldine selline siis rahvusvaheline rannavõrkpalli kalender on tõmmanud otsad kokku ja me alustame seda sügisest siis tagasivaadet, ma arvan äkki Liisast. Meil on 2 Liisat täna, aga kuna ma Eevat kutsun ikkagi Eevaks rohkem ja Liisat Liisaks, siis minu jaoks on Liisa. Liisa. No sina mängisid Helenega siis Brasiilias João Pessoas ja Rios 2 Elite 16 etappi. Mõlemal etapil jäite siis küll kvalifikatsiooni esimesse ringi pidama, 21. koht tasuks, aga räägi, te ei olnud varem sellel kõige kõrgema tasemega MK-etapil mänginud. Milline kogemus üldse oli? Ei olnud jah, varem mänginud.
Tuleb tunnistada, et ma võib-olla arvasin isegi, et see on kuidagi veel suurem, et ta on ikkagi hästi sarnane Challenge'i etapile, just selle kuidagi suuruse poolest, et ja noh, Brasiilias ka kõik need etapid on küllaltki samasugused seal korralduse poolest ja täpselt kui me kevade alguses seal mängisime Challenge'i turniiri Brasiilias paar tükki, et siis ta nägi täpselt samasugune välja ja tegelikult need aastalõpu eliidid olid ka taseme poolest ikkagi natuke nõrgemad, et noh, päris neid noh, ütleme top 5 või kes sealt ikkagi oli puudu, et aga noh, ma ei tea, kas see oleks nüüd märgatavalt muutnud kuidagi seda muljet, aga jah, ikkagi tegelikult täitsa tavaline turniir, et ei olnud midagi nüüd väga ekstra uut. Aga võrreldes Futuresiga mingi vahe ikkagi on? Futuresiga on ikkagi suur vahe, et see ikkagi see kvaliteet ja see mastaap on ikkagi oluliselt suurem. Juba see peaväljak näeb ikkagi nagu peaväljak välja ja liiv on ikkagi korralik ja kõik see korralduse pool ikkagi vabatahtlik on nii palju rohkem ja kuidagi jah, hästi korraldatud ikkagi. Te olite Brasiilias tegelikult pikemalt. Räägi natukene sellest Brasiilia siis perioodist ka, et mida te sealt kaasa saite, milline see oli ja kuidas siit edasi oli minna? Jah, me olime lõpuks seal 6 aega kokku, et me tegelikult saime üldse teada, et me sinna esimesele eliidile peale saime seda suhteliselt hilja, et meil oligi enne seda lepitud kokku leedukatega Leedus laager, et tegelikult kui seda poleks olnud, siis oleks tahtnud nagu varem sinna Brasiiliasse kohale minna, et lõpuks me jõudsimegi 2 päeva vist enne kohale, mis tegelikult on nagu vähe sinna kohale minna, eriti veel kui pole väljas ka 6 aega trenni teinud. Et ma arvan, et see esimene tulemus jäi nagu paljuski sinna taha, et lihtsalt ei saanud selle välitingimustega nagu hakkama. Et noh, serv lendas igale poole mujale kui väljakule ja nii edasi, et see seal lappas, aga muidu oli jah, esimese turniiri oli Müksi ja siis tuli Rivo sinna, kui tegime trenni 1,5 nädalat või 2. Ja siis selle viimase turniiri oli ka Rivo seal, et jah, saime korralikult trenni teha, palju sellist analüüsi ja sellist, võib-olla seal just laagris tuligi palju seda trennijärgset arutelu tuli hästi palju juurde, mis oli nagu positiivne ja ma arvan, et nii ta hakkabki edaspidi ka nagu olema, et kuidagi jah, kasulik aeg. On see nauditav ka, kui sa ütlesid 6 aega Brasiilias, kas see on ikkagi, võtad seda natukene nagu reisina, et loomulikult te olete tippsportlased ja teie jaoks on see turniir ja areng kõige tähtsam, aga on see ikkagi see koht ka, mida sa ootad, et nüüd me läheme 6 ajaks sinna, seal on maailmakuulus rand, MK-etapid, Rivo veel treenerina kaasas, et kuidas sa ise nagu suhtud sellisesse minekusse? Ei, ma ikka ootan ja et see, kuigi jah, see 6 aega on päris pikk aeg lõpuks, mis ära olla, aga näiteks sel korral läks aeg ülikiiresti, et hästi veider. Ma arvan, et niimoodi sellist olukorda mul ei ole varem olnud, et ma arvan, et kevadel, kui me olime ka siin 35 päeva vist olime ära, et noh, ma mäletan, kuidas me jõudsime esimesel päeval jõudsime hotellituppa ja Helena kui me 35 päeva veel, et nagu noh, kuidagi üliaeglaselt läks ja juba algusest peale hakkasid millegi pärast neid päevi nagu lugema, et nüüd läks hästi kiiresti ja selles suhtes jah, meie puhul on ikkagi see fookus seal trennil ja laagril, et väga palju sellist turisti aega ikkagi ei ole, et see tegelikult võtab nagu hästi palju aega ära ja noh, muidugi siin-seal me ikkagi käime, aga seda, et kui inimesed arvavad, et või te saate nii palju reisida, nii palju näha kõike, noh siis sellest tegelikult on nagu asi kaugel, vähemalt meie puhul, võib-olla osad käivad, aga noh, ma ei tea. Milline see keskmine päev siis on? Hommikul ja õhtul mõlemal on trennid või? Ja ikkagi 2 trenni päevas ja sööd ja magad vahepeal, et ega seal suurt ei ole ikkagi, et meile meeldib palju magada ka, nii et kellele ei meeldiks. Rio turniir, mis oli siis see teine turniir, kaotasite kvalifikatsiooni avaringis 1-2 kohalikule Brasiilia paarile, Tainara ja Elise Maia. Nemad lõpuks said 9. kohalausa sellel turniiril, nii et siuke, ma mäletan, me vaatasime ka seda mängu veel Nilsiga kontoris, juba tundus, et kas vist teise game'i teie võitsite, eks, ja et oi, nüüd 3. veel tuleb ja oskus sealt veel Elite 16. põhiturniirile lõpuks, aga et see on nii väiksed marginaalid on need, mis lõpuks loevad. Ole hea, räägi natukene sellest mängust ka. Jah, see oli suhteliselt korralik mäng. Ei saa öelda, et hea mäng, aga okei mäng ja sellest oligi,
et oligi hea meel selle üle, et meie see mäng saab mängida eliidil ikkagi korraliku vastase vastu hea tulemuse põhimõtteliselt. Et ma arvan, et meil oli pigem üks korralikemaid paare ka vastas sellest kvalifikatsioonipaaridest. Aga jah, see mäng tunde poolest ei olnud nii hea, kui pärast video pealt vaatasime, siis nagu tundus, et ei oldki nagu nii hull, aga oli väga palju tehnilisi vigu. Ja see on jällegi hea asi, et neid asju saab väga lihtsasti trenniga parandada. Et jah, kahju, hästi vastik on langeda välja kvalifikatsioonis. Et ei taha seal passida ja vaadata neid mänge, et tahaks ikka mängida, aga jah, see oli vähemalt mängu moodi, et see esimene eliidi turniir oli õudne, et seda nagu ei taha meenutadagi, aga nüüd vähemalt oli mängu ja oli hea tunne väljakul ja sellist võitlust oli, et selles mõttes on tore. Ma mõtlesin, et kuna meil on täna siin tõesti 4 erineva paari üks liikmetest kohal, et me räägime ka täna natuke erinevates kohtades rahasummadest. Kui teie nüüd MK-etapil olete teised kohad saanud, siis paari peale, mis teenistus on olnud? 700, no midagi siukest, ühesõnaga alla 1000 ikkagi konkreetselt. Ja. Siis ma vaatasin, et kui ta oleks Elite 16 Brasiilias jõudnud põhiturniiril, ehk siis 2 vastast võitnud, oleks 5000 olnud juba tagatud. Et need ikkagi vahed on väga suured, et sa võid Futures siis võita, aga sa saad 5 korda vähem siis orienteeruvalt raha, kui sa saad, eks ole, Elite 16 peale pääsedes. Ja teie olete selle kvalifikatsioonis, see tähendab, et ei ole hotell kaetud mitte midagi? Ei. Just. Selge. Kas peas kuklasse kuskil mõte ka on, et kui me saame põhiturniirile, siis on 5000 või te reeglina siuksed asjade peale ei mõtle? Ikka me teame neid summasid ja ikka tahaks võita, aga noh, lõpuks jah, selle peale ma ikkagi ei mõtle mängus, et jah, ei vist on lõpuks. Et kas tõesti sul ei ole nii, et on mingi matšpall ja siis hakkad lööma, sa mõtled 5 tonni või mitte 5 tonni? Mul pohhu, ma olen auti. Täpselt nii ma mängin. Mul ka. Kuule, aga ma võin oma kohe raha näite siin välja tuua. Me mäletan, et Pärnus toimus see mitte siis GP-sarja etapp 2 aastat tagasi või. Ja seal oli vist isegi nii, et kas veerandfinaali pääsemise eest sai juba osalustasu ehk 30 eurot tagasi. Ma mäletan, me mängisime Rein Tiisaarega ja meil oli see otsustav mäng Randanen Talistuga. Me olime kas äkki juhtimas seal teist game'i, esimese olime võitnud ja võt, siis oli küll, ma jäingi umbes 2 punkti ja mul puudu sellest, et ma hakkas oma osalustasu tagasi, aga siis tuli torm, mingi meeletu tuul, ma ei saanud ühtegi servi enam kätte ja Randanen Talistu läksid veerandfinaali ja meie ikka olime miinuses Reinuga. Aga mul sellega tuli meelde, et me käisime eelmine suvi kellega, ma isegi ei mäleta, kellega ma käisin mängimas, aga keegi tore mees oli, äkki Vilja Rindus, käisime Taavi Leinarti turniiril siukses Lõuna-Eestis või Kesk-Eestis, ma isegi täpselt ei mäleta. Kesk-Eestis, Järvamaal. Ja minu suureks üllatuseks, seal olid auhinnarahad ja me saime teise koha ja ma sain mingi 20 eurot. No võt, ja osalustasu oli minu arust seal väiksem, et ma võin öelda, et ma olen ka profisportlane natukene 10 euroga, kuigi muidugi peale maksnud 1000, aga 10 eurot ka auhinnaraha. Et ma ei tea, kui kuskil keegi FIVB inimene meid täna vaatab, et siis 10 eurot on see auhinnaraha, mis ma olen teeninud, selle saab mu sinna konto juurde panna. Konto, mida ilmselt ei ole olemaski veel, aga tuleb teha. Aga ma ütlen ära, Taavile on ilus siin reklaamiga teha, et Taavi veab siis Aravete rannavullet, nii et Kesk-Eestis, kes suvel tahab jälle mängima minna, siis seal toimub. Ja korralduse poole pealt ma ütleks siuke Futures umbes. Väga hästi Taavi paneb seal, muusika käib taustal, on kõik korraldatud, seal on kohalikud siuksed ultrad, kes aitavad korraldusele kaasa. Taavi, super, ma tean, Taavi kuulab ka meid. Ja just. Liisa, mul üks küsimus tegelikult veel. Kui te Leedus käisite Aine Raupeliite ja Monika Paulikianega treenimas. Olümpiapaar ikkagi Leedus on kerkinud siin tänu olümpiale päris tuntud sportlasteks. Kuidas nendega treenid oli? Kuna me oleme siin saates ka rääkinud, et Raupeliite hästi selline pikk, teist nii pikka mängid, 197 cm vist ei olegi tuuril ja Monika, ütleme, kõige rohkem paneb esimesi palli üle, et ega ta ikkagi väga palju ei mõtle, kui vähegi võimalust on ja õnnestub ka väga tihti. Kuidas sellise paari vastu treenid on? Meil oli väga hea laager oli sellest, et nende puhul on hästi huvitav, et ega nad ei räägi omavahel mitte ühtegi sõna, et ei enne trenni, ma arvan, et nad ütlevad tšaugi üksteisele, et täitsa nagu 2 võõrast inimest oleks väljaku peal. Aga ei, me ei ole nendega hädas, et me seal trennis oleme küllaltki võrdsed ja 2 mängu, mis tegime, siis need ka meie kasuks ikkagi 2-0 mõlemad, et me jah, sellest hooajast ongi hästi huvitav see, et meil trenni tase on hästi heaks läinud,
et me ei suuda praegu seda veel nii-öelda võistlusväljakule kaasa tuua, aga trennis on asjad väga ilusad ja noh, täpselt see, et mängimegi olümpiapaari vastu ja teeme trenni ja ei ole neid probleeme, et selles suhtes jah, väga äge laager oli ja hea meel. Ja minu arust nemad jälle, nii palju kui ma kuskilt kuulnud olen, vastupidine paar, et nad on trennis väga siuksed, ütleme siis heitlikud, kord need emotsioonid on üleval all ja turniiridel neil on vähemalt see, et nad teavadki, et need on need kohad, kus nad seda raha omale teenida saavad ja nad mõlemad kuidagi suruvad ennast sellesse mängupositsiooni, kuigi me näeme ka, ütleme Tereri vahendil päris tihti, kuidas neil ikkagi tekib ka neid mõõnu seal mängudes. Jah, kuidagi jah, neil ka hästi vist oleneb natuke sellest vaibist seal väljaku peal, et nüüd need sügise turniirid, mis ma natuke vaatasin, et seal nagu ei kerinud väga see mäng, et aga jah, ei, siin väga huvitav paar. On. Eeva, tuleme sinu juurde. Läksid siis augustikuus ära Eestist. Austin on õige koht. Ja Texas ülikool siis, ehk siis seal lõuna USA's. Ja millised on sinu esimesed sellised muljed sellest perioodist, mis sa nüüd seal sügis oled olnud? Ma kõigepealt parandan, sest et Texas on ülikoole väga palju. Ja. University of Texas at Austin on selle ülikooli nimi. See on lihtsalt oluline mainida, sest see on kõige parem neist. See taga. Okei. Nii. Aga jah, läksin augustis. Põhimõtteliselt olin olnud seal 3 päeva, tegin oma testing asjad kõik ära. Olin cleared. Puhas kuidagi. Väga hea. Ja pandi kohe trenni ja kohe nagu alguses peale mängulised trennid ja full intensiivsused. Seal NCA's on nagu huvitav süsteem, et seal on siis 8-tunnised nädalad ja on 20-tunnised nädalad, nagu treeningnädalad siis. Ja sul on nagu perioodidega, et näiteks sügisperioodil sul on alustad, kuna meie hooaeg hakkab siis kevadel, siis sügisperioodil vist äkki kokku 6 aega, ehk siis 4 nädalat, selles peab olema 8 tunnist, mis tähendab seda, et meil on 3 jõusaali ja 3 pallitrenni. Ja pallitrennid on siis mingi tund 20 umbes. Ja 20-nädalased on siuksed vahvar, et iga hommik meil siis 7:30 hakkab trenn. Kestab kuni 10 umbes. Siis jooksed kooli ja siis on ka 3 jõusaali nädalas. Ehk siis see on... Mis te teete seal nii kaua trennis hommikul? Ülevalt sööta. Seda vist just mitte. Ülevalt söötu ei tea üldse, jah. Urmas, sa võid ka ülikooli minna osas selle. Aga jaa, ei, täitsa nagu mängule on põhimõtteliselt terve see aeg, et seal on erinevad nagu stationid korraks, mis nagu keskenduvad erinevatele elementidele. Ma ei ole käinud tõste stationis kordagi tunnistama. Aga jah, näiteks blokeerijatel on siis blokeerimis station, on vastuvõtustationid ja sa saad nagu ise valida, nagu ühes trennis sa saad teha läbi 2 stationid, sa saad ise valida, kuhu sa tahad minna. Ise valid või? Jaa, et sa nagu ise valid, et kus sa nagu tunned, et sul on rohkem arenguruumi või kus sul on rohkem vaja puuteid saada ja siis sa nagu lähed sinna. Meil oleks treener siis olemas? Meil on 3 treenerit ja 3 väljakut. Ja kui palju inimesi on? 15. Ehk siis, jah. Vabalt võib olla nii, et sul on ühes stationis on 1 inimene ja siis ülejäänud meil 10. Et jah, iseenesest see mõte on hea, nagu mulle see mõte meeldib, aga lihtsalt, et need minutid, neid võiks rohkem olla, seal on hästi nagu eneseanalüüsile orienteerutud see protsess. Et väga palju on seda, et me teeme puuted ära, näiteks 3 vastuvõttu, siis meil on kaamerad üleval ja siis pärast seda lähed vaatad videost kordustest järgi oma puutedes lähed tagasi nagu ringi. See on nagu mulle meeldib see, aga samas see on, ma ei tea, ma olen harjunud Rivo käega, et et teed mingi puute vales, Rivo tõb sul kohe platvorm kõrgemale, käed kauem koos. Et mulle tundub, et see Rivo süsteem nagu aitab kiiremini mul nagu aru saada, mis ma tegema pean. Aga samas võib-olla ma lihtsalt ei ole andnud piisavat aega sellele Ameerika süsteemile veel. Aga jah, tulles tagasi siis nende 20 nädalastele, et jah, nii me teeme oma trennid ära, siis vahepeal on kool ja siis meil on ka sügistati on siis võistlused. See on küll nii-öelda pre-season
aga me nagu peame neid siis sõprusmängudeks. Jah, siis on põhimõtteliselt, mängisime 4 turniiri. Aga kuidas see kool on, et kui sa lähed seal hommikul oled 7 tundi trenni teinud, et siis koolis on mingid sellised vähe suuremad toolid, kus saab ka pikali ennast tõmmata ja magada ja teki peale panna või sa pead koolis ka päriselt õppima veel? Või on see siuke suuteline, et kuidas parasjagu tuju on? Nii, mina olen teada-tuntud magaja. Eks siis ikkagi tekiga? Võin öelda, et ma arvan, mingisugune 80% loengutest, nagu esimestest loengutest pärast trenni ma magasin. Ma ei tahtnud magada, aga ma jäin magama. Kas sa norskad ka või loengus? Ei, ma ei norska. Ma loodan, et ma ei norska. Ja vahepeal oli küll, et kuna need loengusaalis, mida nagu semester edasi läks, siis seda tühjemaks nüüd läida, siis nagu, kuna mina olen sportlane, siis on nagu, sportlased on seal suht mitte kuulsad, aga neid nagu hoitakse rohkem nagu au sees, nad on nagu coolid. Ja siis nagu ikka need lektorid siis teadsid, et seda enam, et ma olen mingi peaaegu 1,90 m pikk, eks, et raske on ära peitida ennast seal, et nagu ma ei saa kooli lihtsalt üle lasta. Ja siis ikka läksid sinna saali ja istusid maha ja... Need on suured saalidest, eks? Ei ole tegelikult nii suured. On nagu osad, mis on nagu väga suured, aga need hommikused on väikestes. Ja siis ikka pane seal käe sinna peale ja siis kuuled, kuidas pilvedest käib jutt ja siis... Miks teist pilvedest räägitakse koolis? No ma olen geograafia major. Okei. Mina mõtlen, kui ma olen lektor, mul võib-olla natuke vaatan, et tore küll, et sportlane ei cool, aga et kui ta magab iga kvart, et võib-olla ajaks üles või midagi. Jah, natuke piinlik on vahepeal, aga no mis sa teed, no? Aga kuidas tegelikult, kui tähtis kool on seal? Mina tean ka, mul on kergejõusklastest sõpru, et seal ikkagi olenes koolist, et kes läks kuskil Stanfordi, seal oli selge, et sa pidid meeletult õppima selle trenni kõrvalt, sest et see on Stanford, aga kui sa olid kuskil siukses natuke teises kohas, siis oli nii, et olid mingid koduõpetajad veel, kes tegid sul tööd valmis, kui oli väga vaja ja aitasid sind ikkagi täiesti läbi ja see tase, mis sa sellest ülikoolist said, lõpuks ei olnud ka väga kõrge. See kool, kus mina olen, on väga hea. Nagu väga hea. Näiteks toon võrdluse, et kui Tartu Ülikooli ajakirjanduse siis kraad on maailmas siis top 100, Texas on top 1. See kool, kus mina olen. See on siis New York Timesi siis list. Wow. Ja, et see on väga hea kool, kus ma olen. Aga no ses mõttes... Kui sa nüüd rääkisid, et sul on mingid koduõpetajad, kes seda asjad valmis, et nad ei tee valmis, aga kui sa oled sportlane, siis sul on kõik vajalik ja rohkemgi veel olemas seal, et nagu olla edukas nii spordis kui ka akadeemiliselt, et kui ma tahan, siis ma saan omale nii palju tuutorid võtta, kui vaja. Seal on study hallid, kus need, kes on esimesest aastat, neil on siis kohustuslik olla study hallis 8 tundi nädalas. Et lähed sinna, õpidki ja sul on inimesed, kes hoiavad järge sinu kodutöödel, õppimistel, aitavad sul plaani paika panna, nagu teevad kõik su jaoks. See on nagu Urmas on piis enam 4 minul. Kord ütleb, kuule, kas sa tuled täna lasta? Oota, on sul see asi tehtud? Väga okei. Teil on oma Urmased seal, ütleme siis. Jah. Väga ilus. Meil on oma Urmased. See plaan töötab, ma räägin Urmas, see on hea, sul on hea süsteem välja töötatud. Väga ilus. Okei, aga kuidas trenni osas on? Me ükskord sinuga rääkisime ka siin, kui sa olid USA-s, sa ütlesid, et ikkagi sportlasele on ka kõik eeldused ja tingimused loodud. Mis teil on siis seal? Teil on rannavolle väliväljakud? Ja, meil on väliväljakud, kuna Texas on väga lõunas. Palju neid on? Meil on 5 väliväljakut. Aga hetkel, kuna see programm on 2 aastat seal, siis meie enda väljakuid siis ehitatakse alles. Praegu me käime siis kooli rekreatsiooniväljakutel trenni tegemas. Rekreatsioonid peab ju ka oma väljakud olema muidugi. Ja ikka, jah. Loomulikult. Aga jah, seal me teeme. Seal meil on 5 väljakut. Pallid, igast palle. Me teeme nagu... Just see aasta tuli... uus pall, muidu mängiti Wilsonitega, samade, mis AVP-l. Meid on meil uus pall, Molten. See on huvitav.
aga jah, siis paneme segamini Moltonite, Wilsonite ja Mikasadega seal. Nii lausa? Jah. Kas treenerid on ka põhjendanud seda, miks nii siis või? Kuna meil on 4 välismaalast ja hästi suur rõhk nende siis treeneris töös on adapteerumine, siis nagu nende jaoks on oluline, et ükskõik võtad uue palli, et sa pead oskama ikka mängida seda, et ei ole vahet. On nad erinevad pallid? Niivõrd kuivõrd. Nagu see Wilson ja Molton on omavahel rohkem sarnased kui Mikasa siis. Et Mikasa on veits kergem. Aga USAs mängitakse millega? Oleneb kus kohas. Seal on täpselt niimoodi, et igal turniiril on põhimõtteliselt oma pall. Selge. Aga mis sul veel on? Teil on väljakud pallid, aga teil on ikkagi väga korralik taustsüsteem seal. Jah, meil on nii, et meil on väljakud, eksu. Siis meil on see jalgpallistaadion. Ameerika jalgpallistaadion. Vabandust, jah. Ma olen natukene juba on läinud viltu. Amerikaniseerunud. Jah, Ameerika jalgpallistaadion. Seal on siis kõik sportlaste nii-öelda asjad. Et meil on siis Tank, mis on Texas Athletics Nutrition Center. See on massiivne söökla, kus on nagu buffee, pluss sa saad ise tellimusi sisse anda, oma retsepte sisse anda, seal on smoothie stations, seal on kõike, seda on nagu uskumatu kirjeldada. Ja see on hinna, keegi maksab selle kinni, aga sinu jaoks on see tasuta või? See on niimoodi, et nagu selles mõttes on tasuta, et kuna ma saan scholarship'i, et siis nagu ta ei lähe mu enda rahast, aga iga õpilane, kes siis tahab olla seal tanksüsteemis, peab vist maksma mingi $200 semestri eest, mis on nagu sul ühe lõuna pool osa? Põhimõtteliselt, et see jah, nagu et see summa ei ole mitte miski selle nagu kõrval, mida sa saad nagu saad selle eest. Aga jah, peale tanki meil on jõusaal. Oota, ma küsiks, Coca-Colat ka saab seal näiteks või see on ikkagi siuke võntsitud sportlase toit ja jook? Coca-Colat seal vist ei saa. Pepsit? Pepsit ka ei saa. Okay. Siis ei ole ikka mul sinna ja Urmasel ka liiga palju asja. Vabandust, mul on just väga kaaslast, kellega nendel teemadel nagu... Sa sellepärast kutsid Urmas saatesse, et sul oleks hea ma nagu... Ma noogutan sinna. Ei, nagu piparkokke sa võtaks kindlasti. Muidugi. No, mina ka. Seal piparkokke ei ole. No sa saad ju retsepti anda sisse. Midagi magusat muidu on või? Ja seal on nii, et näiteks on muffini station vahepeal ja siis vahepeal on nii, et õhtusöögiks saab nagu breakfast for dinner. Ehk siis sul on need... Belgia vahvlid, igasugused pangoogid, siis French toast, Nutella purk on alati olemas. Ja siis on kõik puuviljad on nagu lõigatud ja on mingi jogurt ja värgid ja krõbinad, igasugused krõbinad. Ma oleks esimene aasta, sul läks rannavõrkpallini sisse, teine aasta jätkaks sumo grupis. Sa võid olla see Ameerika jalgpalli see defense. Ülesannale, ole suur. Super. No nii, väga ilus. Mis teil veel on? Teil on seal, ma tean, mingisugused taastumisvahendid ja ruumid. Ja meil on, lisaks jõusaalile meil on siis terve nagu korrus, kus on nagu kõik füsod. Ehk siis see tähendab seda, et sul on mingi 20 füsolauda. Ja see ei ole nagu kõikidele võistkondadel. Nagu kuna Rannavalle on nagu uus asut väikene ala, siis me lihtsalt oleme koos teistega nagu osad, näiteks tennis, neil on täiesti oma keskus, nagu neil on oma füsod ja kõik nagu ja Ameerika jalgpall, see on täiesti teine teema. Aga jah, meil on siis füsioala, kus on kõik taastumiseks vajalik, absoluutselt kõik vajalik. Saun ka ikka on või? Tead, sauna seal ei ole. No siis ei ole ju midagi põhimõtteliselt. Erinevad basseinid. Pane retsept sisse jälle. Pane retsept sisse, jah. Aga sauna on nagu USA-s ikkagi, te olete nii soojas kliimas, et teil ei ole vaja. Jah, ma küsisin ükskord küll, et mis teema siin saunaga on, et tead, see ei ole väga populaarne siin, et kui sul on nõuas mingisugune 35 kraadi keset oktoobrit, et paned 20 juurde, oled juba saunas. Super. Okei, aga muu on kõik olemas. Jah, just Sadiholist ma rääkisin. Meil on locker room on ka, kus me saame siis... saate riided vahetada?
jah, aga see ei ole nagu siuke nagu Ülemiste Beach House'is on, eks ju. Ärme hakka maha tegema nüüd kohe Eesti asju, minu arust Ülemistel on väga okeid, seal on isegi lukk on kapil ees, sa paned kinni, võtad võtme kaasa, trenni lõpus olid alles. Pärast otsid võeti kliima seest. Seda olen otsinud. Nii? Ei, Karolin, Ülemiste Beach House on väga hea. Super. Näiteks seda meil ei ole Texases, aga... Karolini või? Ei, Karolini ei ole ka. Okei. Aga mis seal on siis locker rooms? Teil on oma kujundusega see sõnaga? Jah, nagu locker rooms on, jah, meil on nii, et sul on need duširuumid, eks ju seal, siis on see päris lockerid ja lisaks sellele on meil nagu miniköök, kus on kõik snäkid ja asjad, et kui me oleme seal vahepeal loengute vahepeal või niisama tahame nagu pikutada, lepotada, siis saame seal olla, et meil on... Õnneks saad loengus ka pikutada ja magada. Ja, meil on lauatennis on seal ilusti esindatud, jõhkralt suur televiisor ja kõik eluks vajalik on seal olemas. Ja sa õpid seal nüüd siis, kas esialgne plaan on 3 aastat või kuidas see süsteem üldse on seal? Kuna muidu on 4 aastat seal bakalaureuse kraad, aga kuna mina Eestis tegin juba 1,5 aastat ära, ehk siis 3 semestrit, siis ma õnneks sain kanda mingid EAP-d siis sinna, ehk siis ma saan teha 3 kraadi. Ja viimane küsimus, mida alati USA ülikoolides peab küsima, kas Eestit teavad inimesed? Ma tean, vastus on ei. Üllataval kombel esimene inimene, nagu minu tiimikates, kellega ma siis rääkisin, ta oli Eestis kruiisil käinud. Et see oli väga huvitav, aga ei, mul on nüüd on telefonis siuke kaustik Eesti, kus on Eesti piirjooned ja Eesti piltidega. Et enamus ei tea Eestit, et pigem esimene reaktsioon on, see on siuke, et kõige lihtsam vestusel, et okay, hi, how are you? What's your name? Hi, my name is Eva. How are you? Oh, my name is this. You have an interesting accent. Where are you from? I'm from Estonia. Oh, that's so cool. Where is Estonia? Oh, so you're from Europe, huh? Yeah, I'm from Europe. Oh, nice to meet you. Bye. Aga Euroopat nad teavad juba. Jah, Euroopa nende jaoks. Ja, see enamjaoks nende jaoks on siuke Itaalia, Pariis. Just, Itaalia ja Pariis. Okei, väga hea. No tore. Aga ega aus on see, et ega meie USA osariikidest eestlased ka liiga palju ei tea. No kes teab, midagi teab, aga... Minu jaoks vähemalt ei ole see nagu... Vaata, sa ei saa võrrelda osariike riikidega. Aga nende jaoks ongi elu on ju, kui sa õpid geograafiat USAs seal koolis, sa õpid ju väga palju osariike tegelikult. Et neil ei ole nii palju nagu Eestis on seda välismaailma õppimist. Seda küll, aga nagu jah, minu senised õpingud küll ei ole olnud nii, et ma pean õppima osariike ja riike, sest see on pigem ikkagi geograafia, et õpid, kuidas see maailm töötab geograafiliselt, et jah. Selge. Nii, kuule, väga huvitav. Kas sul on paarine ka tekkinud seal juba? Lotta küsib. Kuule, vabandust, ei küsi. Mõtlesin just, et ei küsi. No kuidas see süsteem on? Kellega sa mängid või on see nagu peab olema üks paarine? Oleneb treenerist jällegist. Ma mängisin siis turniiridel 2 erineva tüdrukuga, aga jah, jällegist toon selle sõna adapteerumine sisse, et see tähendab seda, et ma pean oskama mängida hästi paljude erinevate inimestega, et see annab mulle rohkem lisaväärtust. Et kui meil päris hooaeg tekib, siis meie treener tahab võimalikult varakult panna meid mängima ühe inimesega, et ühe kindla paarilisega. Aga kuna ta on ikkagi nagu võistkonnaala, mis on väga huvitav süsteem minu arust, et siis võib tihti olla nagu vahetused, aga ta ei ole nii, et sa keset mängu võtad mingisuguse inimese vahetad välja, aga sa võid nagu turniiride jooksul siis vahetada paarilist, et leida nagu see sünergia, mis nagu kõige paremini töötab. Ehk siis üliõpilasmeistriks ei tule USAs mitte Kuivanen Jürgenson, vaid tuleb Texas in Austin University, very good. On põhimõtteliselt nii või? Jah, et tuleb meistriks, tuleb siis see kool, kus sa oled. Et jah, esindad kooli. Väga huvitav oli minu arust see, et sügisel, ta on rohkem ka nagu individuaalsem pool siis sügisel ja käisin paaride meistrivõistlustel. Ehk siis see on nagu klassikalisem rannavale, mida meie rohkem teame, et sa oled nagu ühes võistkonnas. Et teid on 2 ja siis te lähete nagu mängite. Ja siis meie treener, kui ma läksin, nagu sinna saab 2 paari ühest koolist. Ja siis kui me sinna läksime, siis meie peatreener ei soovinud meile edu, ei soovinud midagi. Mingid postitest mitte kuskil ei tulnud. Et nagu see väga huvitav tunne oli ja tead, et teda
nagu ei huvitanud üldse see, et teda nagu huvitab palju rohkem see, kuidas me nagu ühise võistkonnana. No siuke USA stiil ikkagi natuke laiemalt vist ka, et kõik ikkagi on mingi ühe suure asja eest väljas ja kogu see sport on ka nagu tundub ülikoolis nagu suunatud jah, sellele et ta poole. ei ole nagu individualistlik, et ta on nagu võistkonda. Just. Kuidas nüüd see tase seal on siis? Sinu koolis, kas sa oled kõige parem mängija, kõige kehvem mängija? Kõige kehvem ma ei ole. Kõige parem ma ei ütleks, et ka ei ole. Aga ma arvan, jah, kellelegi liiga tegemata, õnneks mitte keegi eesti keelt ei räägi. Ma paneks ennast sinna top 3. Aha. Et meil on siis 4 välismaalast. Nendest üks nimi Brecht Piersma on Hollandi tüdruk. Ta on siin käinud igal pool võitnud ka igast erinevad asjad. Teil oli omal kõigest tore mängilõtti, sellest räägime kohe. jah. Et jah, ma paigutaks tema sinna tippu, aga kahjuks tema see hooaeg veel nagu mängida ei saa, et ta on siis akadeemilisel tõestamisperioodil see aasta. Jah. Okei. Ja mis on nüüd see eesmärk teie kool, sa umbes juba tead, mis need teised koolid ennast kujutavad, sa ütled, et alles teine aasta rannavõrkpalli tegelemas see kool, et kui nüüd eestlane vaatab neid kevadel neid tähtsamaid võistlusi, mis see nagu hea tulemus oleks siis teie poolt? Või me peame vaatama just, kuidas Eva-Liisa esineb? Meie eesmärk on jõuda sinna NCAA finaalturniirile. Ehk siis mitme hulka? Ta on vist top 15, aga seal on lihtsalt hästi palju koole ja see süsteem on väga huvitav, kuidas sinna jõuda. Ma sinna pikemalt ei hakka laskuma praegu, sest et see on, jah, ma arvan, et muidu varsti peab keegi ära minema, aga Niikuinii peab, ega ma siia ka vist ei jää. Aga ma küsin ka juurde, kas sa tead, Eeva, seda tausta ka seal, et miks või kuidas see nagu ülikoolide rahastamine käib, et ma saan aru, rannavollet pole seal olnud, nad mingil põhjusel on selle sinna juurde teinud, eks, ja tundub, et need tingimused on seal ikkagi väga-väga head. Et kuidas see USA kogu see, ütleme, rannavolle rahastamine selles ülikooli juures käib, on sul mingit taimu? Kõik, absoluutselt kõik keerleb Ameerika jalgpalli ümber. Meie kool tegi eelmine aasta väga hea tulemuse. See tähendab seda, et me saime jõhkralt raha juurde. Aga kust? Erainvestorid, kõik, kes on lõpetanud kooli ja on jõudnud väga kõrgetele nagu positsioonidele, annavad lihtsalt miljoneid ja miljoneid ja miljoneid nagu tagasi. Ja lisaks sellele, et meie kool see aasta astus SEC-sse, mis on siis Southeast Conference. See on kõige populaarsem ja kvaliteetsem konverents. Ja see tähendab seda, et see SEC konverents, nende nõuded on see, et igat Ameerika jalgpallimängu peab näitama ESPN-is. Ma arvan, et keskmine eestlane võib-olla ikka on kuulnud sellest kanalist, et ta annab nagu lihtsalt väga palju coverage'i. Nojah, sa saad turundada väga hästi just turundust ja selle kaudu tuleb raha ja aga rannavolle siis sinna juurde on lihtsalt ongi mingid entusiastlikud inimesed, kes tahavad seda vedada, sest finantsiliselt see pole mõistlik. Absoluutselt. Ma ütlen, et ükski spordiala ei oleks mõistlik nagu seal rahalises mõttes, aga kuna Ameerika jalgpall toob nii jõhkrad sisse, siis sul on raha kõike teha põhimõtteliselt. Ja samuti seal on siuke reegel, et naissportlasi ja meessportlasi peab olema võrdselt nagu kooli sportlaste seas ja kuna Ameerika jalgpallurid on kokku võistkonnas 119. Ja naistel ei ole Ameerika jalgpalli? Ei. Siis on vaja rannavõrkpalli. Siis kuidagi moodi tuli leida jah, nagu viis, et saada naisi juurde ja kuna rannavõrkpall tunnus nagu mõistlik panna sinna juurde, siis sellepärast me seal oleme. Väga äge. Tore, mul on lühidalt veel võtta läbi ka sinu see tore Novali reis. Põhiliselt te käisite seal Mardile Tiimale kaasa enamas, aga ikkagi statistika huvides tuleb ka ära mainida, et te mängisite ühe mängu Sonneville Piersma vastu, ehk siis Hollandi paari vastu, mida sa juba mainisid, üks on sinu ülikooli kaaslane, siis mõlemad lausa või? No võt. Ja kaotasid selle mängu 1-2, kolmas game 15-17 ja hollandlased saavad lõpuks sellel turniiril, ei olnud 15-17 või?
15-8 küll, aga 15-8, sorry, mul on jäävad ilusad mälestused, isegi need ei ole tõesed. ma oleks palju mitte parandada siin. Ära lase faktidel palun segada ilusat lugu. Ühesõnaga, te kaotasite 3. skeemis selle mängu, nemad said lõpuks Challenge'i turniiril 2. koha. Jälle see, kui vähesest kõik kinni on. Räägi natuke sellest turniirist ka, kuidas Lottaga üle pika mängida oli ja kuidas te üldse selle mõtte juurde tulite, et võiks ühe etapi teha? Meil oli juba suht varakult plaanis minna sinna. See ei olnud küll nagu kivisse raiutud, aga jah, 3 aastat me oleme siis sügiseti kuskil käinud, kuna ta on nagu traditsioon juba, et lihtsama Pealasaare challenge'itele tore on korraks käia kuskil, avastada enamjaolt siis Aasiat. Et jah, aga peamiselt oli mõte punkte juurde teenida, küll kokkuvõttes me neist kaotasime punkte, aga mõte oli punkte teenida. Sellepärast, et me tegime oma head tulemused just siis eelmise hooaja alguses ära kõik, et hädasti tegelikult oleks vaja neid punkte. Et siis jah, läksime sinna, ei olnud väga pikalt näinud üksteist. Esimene trenn oli küll päris huvitav, et ma iseennast ka tabasin nagu päris pidevalt nagu andmas Lottale nagu ingliskeelset sisendeid või nagu mingid väljandid, mida ma olen seal nagu mis on meil nagu süsteemis sees, mida ma tõlkisin eesti keelde, aga nagu Lotta ei tea mitte mingit tähendust. Et ta oli väga nagu suur kompamine, mis nagu ma mõtlesin, et see tuleb loomulikumalt, et see mängu klapp ja värk, aga jah, siis tegime seal äkki 4 või 5 trenni enne, kui turniir hakkas. Jah, me lõpuks ei jõudnudki sinna faasi, et oleks olnud nagu see endine klapp, mis on nagu mõistetav. Aga nagu näha oli ka, et ma olen olnud rohkem õues, Lotta on olnud rohkem saalis nagu liiva peal ja saalis ka põranda peal. Et seda nagu oli näha meie mõlema mängus. Ma ei ütle see, et ma olen õuest tulnud, et see oleks nagu mind nagu paremini mängima, aga et ta oli võib-olla jah, süke uudne situatsioon meie jaoks. Aga kevadel te mängite koos edasi, kui sa tuled koolist tagasi? Hetkel on plaan küll, jah. Ja millal sul hooaeg lõpeb USAs? Oleneb, kuidas läheb. Kui me jõuame sinna viimasele turniirile, siis see on kuskil mai äkki 1. ja 2. nädal, mis on tegelikult suhteliselt hilla, aga kui ei jõua sinna, siis äkki ma peaks tagasi olema juba mai alguses. Ja see, et kaua kool kestab, seal vahet pole? Minul on täna näiteks final, nii et ei ole vahet. Selge. Kuule, väga tore oli igatahes kuulda neid mõtteid USAst. Ma arvan, et see on ka kuulajatele selline hea info, ega me liiga palju ei tea, kuidas USA süsteem toimib ja meil ei ole seal ka rannavõrkpallis liiga palju mängijaid varem olnud. Ja. Ma tegin vahemärkuse. Ja Dasha Teiko on ka rannavõrkpallis. Praegu ka veel? Praegu Washingtoni ülikoolis. Nii, aga ta on siis saalist tagasi tulnud? Ja ta on saalist tagasi. Ja ta on olemas. Ja mängib hästi? Oled sa rääkinud taga, oled sa kursis? Ma olen taga rääkinud. Kohtusime just seal sama paaride meistrivõistlustel. Ta oli esimene eestlane, keda ma kohtusin üle mitme kuu. Ja oli tore? Oli tore. Okei. Nii et tema on nüüd rannavõrkpallur jälle? Tema on rannavõrkpallur. Kas sa tead tema suvistest plaanidest ka midagi juba? Ma arvan, et see ei ole minu koht kommenteerida. Et ma arvan, kui Jada tahab kommenteerida neid asju, siis ma ütlen selle talle. Aga ta ei tulnud täna saatesse kahjuks lihtsalt. Sa ei kutsunud teda saatesse. Ma ei teadnud, et ta rannavõrkpalli mängib. Sa ei küsinud tema käest. Sellega ma olen nõus. Kuna te Mart ja Tiimat olite ka mängimas seal Novalil Liisa-Lottaga, aitasite ka toredasti neid natukene. Ole hea, räägi, mis mulju sulle Mart ja Tiima jätsid? Servi vastusudega peavad kõvasti vaeva nägema, eriti just minu servidega. See oli kõige kohutavam. Ma ütleks, et Eeva peab natuke vaeva nägema treeneri tööga. Ei saa kohe tulla ja motti maha tõmmata meestel oma serviga. Ma panin õhupalle neile. Ma vaatan Tiima üle aia. Olete naiste servi vastu võtnud? See on täitsa teistmoodi. Mul on isegi meeste omaga raskus, aga ma saan, sul on vähemalt need on lihtsalt. Sa tahtsid teada, et naiste serv on lihtsam kui meeste oma praegu? Ei, mõlemad on minu jaoks on kõik servid rasked, kõik selle võrgu tulevad. Anna andeks. Aga kuidas muus osas, servi vastu, et soojendusel olgu see, aga kuidas muidu? Jaa, täitsa okei oli. Et jah, tuleb siin üks game'i lõpp meelde, mis Tiima. Kohaliku paari vastu? Jaa, see oli see 31-29 game'i lõpp vist. Tiima näitas mulle vist. Äkki olid Filippiinased, eks? Yeah.
Filipiini poisid vist omas, et game palju midagi ja siis Tiima nagu ma just midagi ergutasin, ütlesin davai, et julgelt läheb ja siis Tiima keeras ringi lähed niimoodi. Mängi. Et jah, see oli nagu hästi näha, et kui muidu seis esimene game, vaatan, Tiima läheb üles enesekindlalt, üles kõrgele, siis vahetab, teeb midagi. Teine game läheb lihtsalt üles ja käsi on siin ja tuleb mingi täiesti poolik lahenes, mul nagu riba sõnad tulid kohe peas, mida te teete, noh. Aga jah, ei muidu täitsa tublid mängisid, arvestades seda, et see oli vist teine turniir teil. Kolmas siis see viimane. Teine, kolmas. Jah, ma arvan, et oleks võidnud jõuda kaugemale ka. Aga no eks see veerand finaalipaar oli siuke ebamugav võib-olla. No ma pean sisseotsas ka ära ütlema, et kui võib-olla Eva kokkuvõtet vaadata, tundub, et mehed kaotasid kvalifikatsiooni esimeses ringis kõik mängud, aga tegelikult ikkagi said nii Indias kui ka Filipiinidel 7. koha challenge'i tasemel. Need on siis Tiima karjääri kõige tugevamad tulemused, kui me mõtleme just kõrgema taseme MK-etappe. Nii et kuidas sa, Mart, ise näed seda kahte turniiri? Väga positiivsed. Minu hinnangul väga positiivsed mõlemad turniirid ja kui võtta seda, et natuke kaugemalt tagasi minnes võib-olla suvel, kui me üldse rääkisime Tiimaga, siis ma olin siukses kohas, kus ma olin sellest tuurist nagu rohkem väsinud ja alguses mõtlesin välja pakkuda, et võtame alguses nagu väga rahulikult ja hakkame lihtsalt trenni tegema ja liigume ja vaatame äkki kevadel läheme mängime midagi. Et siis lõpuks see kuidagi lahenes nii, et me mängisime 2 King of the Court'i ja 3 seda MK-etappi, et reisimist oli väga, väga palju üllatuslikult. Et selles suhtes oli nagu väga positiivne nii kogu see sügis, kogu see, et me käisime, et me mängisime, kuidas meil läks, sest et alati, kui sa nagu teed neid plaani ja mõtled, siis võib nagu, sa ka mõtled, ma ei tea, kuidas teil on, aga alati igasugused stsenaariumid käivad nagu peast läbi. Võtad selle vastu, et okei, ma lähen 2 challenge'ile ja mängin mõlemas kvalifikatsioonis. Ja siis kohe tuleb, et okei, kui ma mõlemas saan kvalifikatsioonis nagu SS ringis tappa, siis mul on mingi 600 punkti. Okei, no süke variant on ju. No need ikkagi käivad läbi alati niimoodi. Et ega me ei ole ju Tiimaga nagu teab, mis pikalt sinna ette valmistanud. Et selles suhtes ei osanud nagu midagi oodata. Aga toetas see muidugi, et eks me oleme nagu omavahel ka ja meeskondlikult koos Indrekuga nagu päris hästi nagu paika pannud ja aru saanud üksteist kokku leppinud, et mis need üldse nagu pikemad eesmärgid on, miks me üldse profisporti teeme, et see tulemus alati ei pea nagu olema nagu see ainuke põhjus, miks sa võistlustel käid. Et selles osas me läksimegi sinna harjutama, tegeleme nende teemadega, millega me tegeleme. Nüüd tulid seal, kuna nendega me tegeleme, siis nad tulid päris mitu korda väga niimoodi ka esile tõstetult lauale, täpselt nagu see olukord, millest Eeva rääkis, ja tegelikult see ei olnud ainuke olukord, et seda tuli seal 2 turniiri vältel nii mul paar korda lauale, kus kuidagi nagu justkui tekkis tunnet, aga enam ma ei oskagi rünnata. Ja siis võib-olla tekkis tunnet, aga ja nüüd ei olegi, mitte ühtegi varianti, kuidas nagu pall maha panna. Ja siis teine hetk on tunne, kus nagu sealt saab punkti, nii saab punkti, vasakuga, paremaga, peaga, igat pidi saab punkti. Aga see toob väga hästi esile seda, kuidas see ei ole nagu ainult võib-olla selles kinni, et kui kõrgele me hüppan või mis parasjagu on, vaid kuidas võib ükski lõps olla ja justkui nagu sul on oskused kadunud, kuigi see on ju ebaloogiline, et sellega me tegelesime ja väga hästi tulid ka välja võib-olla, et kui fookus langeb nendele asjadele, et siis oskused on paremini kättesaadavad, kui fookus on teistel asjadel, siis oskused on nagu vähem kättesaadavad ja seda see turniir näitas meile väga hästi ja saame jälle nagu, ma arvan, siit edasi minna väga põnevalt. Ja tasuks saime 2 7. kohta, see annab ka siukse enam-vähem okei stardipaugu, ma arvan, kevadesse, et ma nüüd punktide koha pealt ma ei osanud päris täpselt öelda, mis see tähendab. Siin väga paljudel on väga palju punkte, et kindlasti põhiturniiridele vist challenge'ides ei saa, aga mujale peaks enam-vähem saama.
Ma küsin vahele, Urmas, sina ka meil siin täna stuudiost, tere tulemast tagasi. Tervist. Urmas, jah. Urmas Piik. Aga kuidas sina tunned? See oli Mardit siuke huvitav, mina olen ka seda tundnud, aga minu tase on ka hoopis teine kui teil, et just kui mingil hetkel sa tunned, et sul ei olegi mingid rünnaku lahendusi, sest vastane kuidagi nii hästi loeb ja katab sind, et sa ei saagi seda palli maha. Kas sinul on ka siuksed hetki ikkagi või? Ma just mõtlesin, kui Mart seda rääkis, mul tegelikult ei ole. Mul on nagu... reaalselt tõenäoliselt on, aga mu peas on nagu see, et ikkagi täitsa lõpp, kuidas joppas neil ikka jälle, noh. Või nagu see, et nagu ma tõesti ei ole, noh. Et see mentaliteet on ikkagi see, et sina saad alati selle lahenduse leida. No ma saan aru, et kuskilt, ma saan aru, et ma pean mingitel, mida kõrgemat taset mängid, seda rohkem pead õnnestuma, riskima ja nii edasi, aga pigem tundub see, et mul siis ei tulnud välja nagu või et aga see nagu et ilmselgelt ma ei saa ju Molsoori vastu mängida, ma ei saa palli maha nagu normaalselt. Et aga peas on ikkagi see, et noh, et tegelikult nende vastu tuli see teha ja ei suutnud teha, noh. Aga kui on nagu vahel madalamal tasemel ei saa palli maha, siis on küll see, et kurat, neil ikka joppab ka ja siis ma lõin napilt trossisse, viskas palli õhku, et tänu sellele see kätte ja mul on nagu siuksed mõtted pigem peas. Ühesõnaga, siin on ikkagi mentaliteet, sul on see, nagu me oleme varem ka rääkinud, see on sul kuskil maast madalast olemas, et sul on hästi enesekindel hoiak väljakul, et sa ei mõtle nii, et vau, nüüd on kõva vastane. Või enesepettus, ma ei tea. Aga mul tundub, et natuke peabki enesepettusega spordis tegelema, et kui sa vaatad Kreeka võitis 2004 Euroopa meistrivõistlused jalgpallis, kas keegi pidas neid üldse soosikuks alagrupist edasi saada, mitte keegi ei pidanud, ega nad isegi ei arvanud ilmselt seda, aga kui neil tekkis turniiri jooksul mingisugune uskumatu enesekindlus oma võistkonna sees iseendasse ja see kandis lõpuks edasi, et mul tundub, et vähe on neid näiteid, kus on ebakindlus ja siis tuleb mingi suur õnnestumine, kuivõrd just see, et kui sul tekib mingil põhjusel, kas võistkonna sees mingi meeletu eneseusk või siis totaalselt eneseusk, et siis ikkagi spordis mulle tundub, et see oskus või omadus on väga oluline tegelikult. Vaatad Erki Noolt, ta läks kõiki võistlusi võitma alati. Loomulikult on ka teistsuguseid näiteid, aga Erki Noole tugevus oli kindlasti just see, et ta arvaski, et ta on maailma parim, kuigi ta ei olnud tihti maailma parim, aga see õnnestuski tal nagu välja mängida, kuna ta nii sügavalt sisimas uskus isendasse. Võib nii olla? Võib olla küll. Mart, tahad sa ka öelda midagi? Aga see eneseusk, see on ju spordis üks väga oluline teema tegelikult. Ütleme nii, et kui sul on valikus siuke pime eneseusk ja pime enese mitteusk, siis kindlasti pime eneseusk on nagu parem variant. Aga no, ma endale tundub, et seal on ka nagu veel paremaid varianti, kui sa saad näiteks teada, sa tead täpselt, sa oled omandanud mingid elemendid nii hästi, et sa tead täpselt, et kui ma teen need asjad ära, siis mul on need asjad nähtaval, mul on selline füüsiline võjak, siis mul on need variandid. Sa tead ka mis asjad võivad need takistuseks tulla, et ma ei saa neid asju ära teha ja need paistavad kohe silma, siis sul tegelikult pole vahet, et kas sa nüüd usud endasse või sa ei usu endasse, et see on natuke nagu teisel levelil, sa nagu tead, mis sa pead ära tegema, noh näiteks ma ei tea, sa pead hernesuppi keetma, siis sa tead täpselt, need herd on seal, need lähevad potti, vesi. Sport ei ole veel üks öelda, sul on seal vastane ka, sul on 1000 muutujat, tuul, palli. Ja see selleks, aga siis ongi see, et kui sa võib-olla täpselt ei tea, siis tuleb mingi vastane, kes tekitab mulje, et ma ei oska enam, kuna ta teeb midagi teistmoodi. Aga kui see teadmine on olemas, siis võib-olla sa näedki, et okei, nüüd mul võimalused kuivasid kokku, sest vastane on suurem, kaitse on kiirem, ta teeb mul võimalust, mul on vähem võimalusi. Ja siis sa näedki, et sul on vähem võimalusi, võib-olla raske punkti teha ja võib-olla aga sul ei teki seda tunnet, et nüüd ma enam ei oska. Aga see minu meelest on nagu see teadmise puudus, et sa päris täpselt ei ole veel kõigest aru saanud, et mis ma teen siis nendel hetkedel, kui mul on tunne, et ma oskan. See on nagu juhuslik. Et noh, me nagu käime seda rada, et proovime nagu päriselt teada saada, aga alustades sellest, et võib-olla mida ma fokusseerin, kuidas ma oma stsenaariumi üles ehitan, kuidas ma ehitan selle asja üles, et kuidas ma nüüd ründama lähen ja nii edasi, nagu sisemiselt. Põnev teema. Eva ja Liisa, kuidas teil on sama teemaga, kuidas teie tunnete ka väljakul vahel nii, et ongi väga keeruline mingit lahendust leida ja siis mulle tundub, see on siuke inimlik tunne ilmselt väga paljudel mängijatele. See on väga hea teema, ma jäin väga mõttesse siin, et kuidas see nagu on, sest mina väga palju jändan selle teemaga, et ma arvan, et minul on liiga vähe seda eneseusku nagu selles mõttes, et ma lähengi sinna nagu kuidagi ebakindlalt peale ja mina vist praegu otsin just seda, et ma teeksin kas või mega palju vigu, aga ma teeksin need mega enesekindlalt, et ma lööngi 5 meetrit auti, aga mul on sellest nagu lõpuks suva, et ma võtsin selle otsuse vastu, ma ikkagi nagu teadlik otsus, sellest mitte meile suvalt lööma auto,
aga et ma nagu julgeksin eksida, ma julgeksin riskida ja samal ajal kõike seda nähes, et minul on praegu see mure, et ma ei taha eksida ja see teeb mängu hästi pehmeks, loetavaks. Ma olen, kui ilus oleks palle ju piiride peale lüüa, aga minu see sektor, võtame meetrid põhimõtteliselt igalt poolt ära, jääb selline pisike väljak, kus on hea joosta ja mingid löögid ka nagu tahaks lüüa sinna keset platsi, mitte nagu teravaid nurkasid. Et ja see on kõik enesekindluse taga, ma ise tunnen ja ma ise näen ka, et need asjad nagu ära teha ja jah, mina väga arvan, et enesekindlusel on rannavõrkpallis väga-väga suur koht. Et nagu see, minu arust näiteks klingerid naiste poole pealt on päris hea näide nagu sellest, et nad on väga kõrgele jõudnud tänaseks. Aga minu arust nemad tulid enne oma enesekindlusega mängudele, kui et oma reaalsete mingite võimetega või nad mängivad väga hästi, aga ega neil on ka väga palju sellist imelikku asja ka seal sees. Aga samas nad on väljakul sellised, et sa näed, et nad on väljakul, kui me nendega trenni teeme, siis nii nagu Rivo vahest meil ütleb, et näed, ma näen, et nemad tulevad trenni, aga ma vahest ei näe, et meie tuleme trenni. Mitte siis silmaga näha, vaid see oleks, et tunne, algab esimene harjutus pihta, esimene pall, nad tulevad, teevad enesekindlalt need asjad ära ja löövad selle palli sinna, kus vaja. Et jah, seda nahaalsust ja enesekindlust ma arvan, et rannavõrkpallis ilma selleta on väga-väga raske. Ma olen nõus. Eva, kuidas sul? Sina, ma tean, kui ma mingisugune rääkisin, oli ka mingisugune turniir vist. Ütlesin, näed, et tulid tagasi üks mäng umbes. Ütlesin, mis siis? Et see on spordi osa ja oli kaotus, järgmine mäng, järgmine turniir saan võita. Kas sa oled nagu kuidagi lihtsamini või paremini selle teemaga toime tulnud? Ma arvan, et ma olen Urmas ja Liisa keskel. Aha. No põhimõtteliselt olegi. Aga ei, jah, mul on võib-olla rohkem suva on nagu võib-olla vale sõna selle kohta, aga ma arvan, et ma näen ise võib-olla pikemat pilti või suuremat plaani siis, et ma tean, et see üks turniir või see üks mäng, et see, et kui ma siin hakkan praegu ettevaatlikult midagi tegema või niimoodi, et äkki ma eksin, et see ei anna mulle tulevikus mitte midagi, et las ma siis praegu, ma ei tea, saangi selle kaotan selle esimese game'i mingi 21-5 näiteks isegi. Et nagu sellest ei juhtu mitte kui midagi. Et kas mul on teine game, kas ma võidan selle teise game'i, kaotan selle teise game'i, et vahelt ei ole. Et kokkuvõttes ma jään lihtsalt ühte palli väljakul taga. Et sellest nagu ei muutu mu elu väga. Ja mul tundub, et ega Liisa saab sellest samamoodi aru, mina küll mul ka tekib see pehme asi, et ta saab ka aru, aga et seda viia väljakul nagu ellu seisul 19-19, et ikkagi see on ka nagu oskus, et see ongi see oskus. Jah, absoluutselt. Mul on, mõtleks pigem see mõtteviis, nagu mul on selle üldiselt, aga kui ma olen väljakul selle situatsiooni sees ja see skoor on näiteks 19-19 on tablool, eks ma kindlasti, kui ma tunnen ennast nagu väljakul enesekindlalt, siis ma võin riskida, ma tean, et enamalt nagu õnnestun. Aga kui ma olen ise nagu pole väga enesekindel too hetk, näiteks, et ma olen 19, ma ei tea, 17 ees, siis tulevad järgi, et jah, kindlasti, eks mul tekib ka nagu kätevärin, siis, aga ma arvan, et see on nagu loomulik ja see on naturaalne, et seda, ma võin kas või näite tuua Niina Brünner ja Tanja Hüberli, et Tanja siin olümpialgi vist eksis 2 väga olulise tõstega. Mis läksid siis üle, et seda juhtub ka tippspordis, et ma arvan, et see on naturaalne ja see on, võib-olla see teebki selle mängu nagu inimlikuks. Pigem ongi see, et kui sa reageerid sellele ülevalt tõstele, mis läks üle võrgu vist, et kas sa jääd seda kohe põdema, järgmine puude sa kardad ülevalt tõsta või sa mõtled, et see on nüüd tehtud, aga ma tean, et ma ülevalt oskan tõsta ja ma panen järgmise tõsta veel paremini. Jah. Nii, kuule, meil jälle saate minu ettevalmistus muidugi geniaalne, kutsun 4 suurepärast inimest, me võiks Hardole ütlema, et me esmaspäev tulema, kolmapäev läheme ära ilmselt stuudiost, aga Mart, räägime veel sinu ja Tiima teekonnast. $3000 on siis see summa, mis te mõlemalt turniirid saite, eks kokku 6000. Kas see on nüüd siuke summa, millega te saategi enam-vähem siis kulud vähemalt kaetud, kui te MK-etapil käite? Või sealt ei isegi midagi ei järgmise aasta turniirideks veel
nii-öelda alles või? Jah, selle Aasia reisi kulud olid kokku äkki mingi 3500 lähedale minu meelest. Olid siis kõik need, see 2 nädalat Aasias. Et selles suhtes kattis see kulud kenasti ära. Ja. Nii et see on, ütleme, kui me jälle proovime nagu laiemalt mingit pilti edastada rannavõrkpallis õppida, et kui sa oled siis tugevuselt teise kategooria MK-etapil seal esikümnes, siis see on enam-vähem see, kus sa saad selle alaga ennast elatatud eeldused, et sul on endal ka ikkagi mingid toetajad olemas. Aga nagu me oleme rääkinud, kui sa oled Futuresil poodiumil, nagu meil on Liisa ja Leene olnud korduvalt, Eva-Liisa Liisa-Otta ka, siis see nagu on ikkagi see tase, kus sa pead kogu aeg leidma juurde ja maksma ka need poodiumile jõudmised kinni. No, ma vaidlen vastu meie tiimaga Rakveres jäime ka väiksesse plussi, et ööbisime küll tuttavate juures kohati ja sai oma autoga mindada, aga siiski plussis. No Martu, Nuvalist ei olnud ühtegi tuttavat seekord, kelle juures ööbida. Mul on üks vaheküsimus, või oli või? Plaan B oli olemas. Eva-Liisa Liisa-Lotta. Te olitegi mingi hetk, ma nägin story'st, olite Toata. Me olime Toata, jah, me läksime sinna, me üldse jõudsime kohale kell 6 õhtul kuidagi suure helinemisega, meil oli kella 6 oli trenn ka, jõudsime kell 6 taksoga otsa väljakutele, saime ka teada, et meie hotell on tühistatud. Nii et siis tegime kohe selle trenni ära otsa lennu ja taksosõidu pealt ja siis hakkasime tuba otsima endale. Aga õnneks siis läksimegi, mis me läksime sinna teie hotelli, tulime otsima tuba, seal oli kõik välja müüdud. Okei, no sõime vähemalt õhtusöögi ära, siis sõime õhtust ja siis saime teada, et ikkagi plaan B on olemas, et neil on 2 suurt voodit. See oleks, kumb oleks kummaga olnud või te oleks tiimaga koos jälle olnud? Teil juba see toimib. Mina ei tea, mina ei tunne rannavõrkpalli maailma selliseid reegleid. Neid reegleid, jah. Aga õnneks ikkagi tuba leidus, jah. No kust see tuli siis lõpuks? Siis me läksime järgmisse hotelli, põhiturniiri hotelli, seal leti alt ikkagi üks tuba leiti. Leti all oli tuba? Leti all oli tuba, jah. Aga magasime ikkagi voodis. Siuke päkapiku tuba. Ja seal me saime 2 olla ja siis õnneks läks see ka, et see siis kvalifikatsioonipäeval me pidime ikkagi välja tšekkima, siis meil seal tuba ei olnud enam. Ehk siis seal läksimegi oma kohvritega hommikul välja ja lootsime, et saame need kohvrid siis tagasi tuppa tõsta pärast ja saime vahepeatus ja saime ka lõunal, siis saimegi Eva ja Lotta toas natuke puhata. Aga see tegelikult see voodit teema on päris, vaatan karm teema, et kui te Indias mängisite kõik põhiturniiri paarid pidid magama siis samas voodis. Siuke stiil. Jah, aga eks seda ikka juhtub vahepeal ja suhtist harjutakse ära sellega. Te lükkate tiimaga isegi siis kokku, kui on eraldi voodid. Jah, natuke turvalisem. Ükskord oli isegi naljakas lugu, ma ei mäleta, mis me siin oleme rääkinud Tokyos aastaid tagasi oli siuke, kus anti igale mängijale oma tuba, kuna seal olid toad hästi väiksed ja oli siuke 1,5 inimese voodi, ehk siis ma ei tea, 1,20 m umbes. Aga need toad olid hästi kallid ja siis, kes ei pannud tähele, näiteks soomlased ei teadnud, et see on ühe inimese tuba. Nad broneerisid ainult ühe toa, kui nad läksid sinna nagu enne turniiri. Ja avastas, et neil on 2 peale siuke 6 ruutmeetrine tuba, kus on 1,20 m voodi, aga said väga sõbralikult hakkama aga ma ei hakka rohkem seda Soome paari kirjeldama, et kes teab, see teab. Olgu lühidalt öeldud, et kui suudame sellest teemast nüüd täiskasvalikult välja tulla, siis nii Indias kui ka Filipiinidel võitis siis meestest MK-etapi Uus-Rootsi siuke superpaar Hölting Nilsson Andersson, keda meie teame hästi Rakvere Futuresilt, Urmas ja Tiima vastased siis finaalis olid ja ka seal võtsid võidu ja mida siis Hölting Nilsson Andersson tegid. Nendest sai esimene paar, kes siis nii noores eas, üks on 18, teine 19, on võitnud challenge ehk tugevuselt teise kategooria MK-etapi ja mitte, et sellest siis nagu vähe veel oleks, nad võitsid 2 nädalat järjest selle sama tasemega turniiri. Mis sina arvad väga lühidalt, kas seal on uus ikkagi Helvi Kaaman? Väga lühidalt uut Helvi Kaaman, seal ei ole, see on ikkagi Hölting Nilsson ja Andersson, aga ma ütleks, et see blokimees Hölting Nilsson, mina oma hinnangul ütlen, et ta on nendest rootslastest veel kõige parem üldse. Yeah. Et ta on väga äge kuju, väga super hästi liigub, nii rahulik, nii et temast tuleb. Ilus. Tuleb, mis tast tuleb siis? Tuleb, mis tast tuleb, ilus. Mina mõtlesin, et Ooman ja see Nilsson hakkavad koos mängima ühel hetkel. Nilsson on blokimängija, jah, Hölting Nilsson. Võimalik. Aga mida Helvik siis maailma parim blokimees teeb? Mängib selle Anderssoniga. Ma usun, et seda ei juhtu nii pea, kuna aga võib juhtuda vabalt, miks mitte, et näiteks Los Angeleses on 2 Rootsi paari kuskil kõrtel kohtadel, miks mitte. No aga mitte liigõrd, siis 3 esimest on Eesti paarid, kes siit välja kasvavad ikkagi. Los Angeles, ma ei tea, kas 3 veel jõuab, aga miks nii skeptiline poolt? Mina küll usun, sina, Tiima kindlalt, Urmas ja Sander on ka korralik paar.
ja enne muistu läheb ka trenni. Me leppisime kokku, et see ei ole utoopia saade meil. Ma tahtsin ka öelda, et Karl saab natuke aega tagasi aru, et ajakava on jälle lappasse läinud ja siit hakkab arutlema sellisel teemal, et kes 3 paari võiks Los Angelesse Eestis minna. Noh, aga meil on 10 minutit saate lõpuni või? Täna te naerate Los Angeles, kui te olete kõik kolmekesi poodiumil, ma teen pilti teist sotsiaalmeediast, siis te ütlete, Karl, sul oli ka õigus, et näed, Elton Nilsson olid 5. Siis ma ei ole probleemi seda öelda. Ja olgu siis öeldud, et hooaja lõputurniir kõige tugevamal ehk siis Elite 16 tasemel peeti ka ära, lihtsalt sõnumid, 10 paremat mees- ja naispaari olid seal siis kohal, mitte küll kõik maailma paremad, aga meestest siis Dohas Molt Soorum esimesed, teised rootslased Helvi Kooman ja kolmandad Katari omapaar Sherif Ahmed. Mis on huvitav, on siis Märt Pajusalu, Eesti saalikoondise abitreener, statistik, on Katari paari nüüd statistikuna teinud sellist esimest proovi ja loodetavasti lähiajal jõuavad ka lepinguni järgmise aasta juures osas, nii et kes teab, äkki on meil siis oma mees nii-öelda Rivo Vesiku kõrval ka seda siis taustajõududena veel peagi pundis, oleks huvitav, aga kui see ametlikuks saab, siis Märdiga leppisime ka, et siis teeme väikese loo temaga, et praegu ütles, et on veel lahtine, et vaatame, kas kõik läheb plaanipäraselt. Ja naistest siis USA pidu, Naskloth esimesed, Cannon Craft teised ja kolmandad Baltikumi esipaar ehk siis Kraudina ja Samoilova võitsid hiinlasi pronksi mängus. Tõsi, siis Duda, Anna Patrice ehk siis maailma esipaar ei osalenud ja Melissa ja Brandi, kes olid olümpiahõbedad, nemad jäid alagrupi vooru pidama. Aga, head sõbrad, aeg lendab, nii tore nende inimestega, aga me peame võtma järgmise teemaploki ette. Ja liigume edasi, meil on olnud kuulajad, kes on öeldud, et tehnikanurk neid ikkagi paelub, et me kunagi mõtlesime, et meil igast saatesse tehnikanurk võiks olla ja see ei räägi siis jätkuvalt autodest ega tehnikast laiemalt, vaid võrkpallist ja võrkpallitehnikast ja ka taktikast ja me arutasime siin oma keskselt, millest võiks rääkida selles tehnikanurgas ja otsustasime, et äkki siis servi vastuvõtust, kuna Eeva väga tungivalt ütles, et Liisal pidavat olema see südamel. Et kas te tahate natuke kuulajatele ka avada seda teemat, et miks see Liisa servi vastuvõtt võiks olla selline pea teema täna. Nii, siin on see Eesti meistrite kuldmedal sellest aastast. Eeva ei ole ka tagasihoidlik inimene seda oma finaali vastasele näitamast. Räägi Eeva natukene lähemalt. No räägi Eeva. No räägi. Mis seal ikka rääkida? No, kuidas oli? Mina Liisa kaitseks ütlen, et tegelikult seda Eeva servi, seda Eeva plönni nagu nii lihtne vastu võtta polnudki. Õnneks ta mulle tagantjärele ütles, et ma oskangi ainult 5 peale servida. Jah, aga see vastab täiesti tõele, ma oskan 5 peale, õnneks Liisa on 5 peal. No see aasta, järgmine aasta finaalis pane tähele. Helene, vaata ette. Nii, aga räägi siis lahti, et ühesõnaga Liisale sulle meeldib servida, kuidas see serv sinna 5 peale läinud, diagonaali, otse peale? Igatepidi. Peas, et minu peale lihtsalt kuidagi ässaks. Ja toimib. Aga tegelikult ma tean ka, Eva-Liisal on väga rõve siuke ülevalt tulev serv, eks ole? Liisa, sa saad nüüd avada seda teemat oma silmade läbi. Mina ütlesin, mina ei soovi sellest asjast rääkida. Sellepärast me selle valisimegi. Ei no, servi vastuvõtt, ei no jah, Eeva lööb teravat servi ja terav serv on selline, kus tuleb jääda rahulikuks eelkõige. Mida see tähendab rahulikuks? Et noh, tihti peale on see, et näiteks võtad 3 servi järjest vastu, mingid suvalised plönnid ja 3. paned kiiresti, aga kohe tuleb mingi jõnk sinna vahele, minu puhul vähemalt. Ja ma näen, et ka tegelikult väga paljude puhul tegelikult. Aga et nagu samas see, et pall lendab kiiremini, siis sina saad tegelikult ikka teha oma liigutused täpselt sama rahulikult, et see pall ei tule nii kiiresti, et sa pead nüüd ikka nüüd ülikiiresti end liigutama, et seal on ikkagi päris pikk aeg, mil see pall lendab. Aga ometi nagu see mingi tuli lööb põlema, et nüüd see pall tuleb üle kiiresti ja teravalt ja kuskilt sealt tuleb. Kas sul on kõige raskem võtta vastus neid serve, mis tulevad kehasse reeglina või neid, mis tulevad kehast mööda ikkagi? No kui me võtame nüüd täiesti minu individuaalselt siin käsile, siis minu põhiline mure üldse servi vastuvõtul on see, et mul on kehad hästi keha küljes. Nagu, et mul ei ole seda vahet, mul ei ole siin vahel nagu keha ja käte vahel, et ma tahan mängida nagu hästi siit enda juurest ja mis tähendab seda, et ma ei saagi ennast siit kuskilt lahti keerata nagu, et kui ma oleksin nagu siin pool ees, siis mul on nagu kergem siit ennast liigutada, ma praegu ei saa jalgu ka liigutada, siin olen kinni, aga nagu, et ma olen hästi siin küljes kinni ja mul lihtsalt ei olegi kuhugi minna enam
nende kätega. Et see on väga suur murekoht praegu minu vastuvõtul. Ja mis sa oled teinud, et seda muuta või parandada? No me oleme siin viimase sügise nüüd hästi palju rõhunud selle platvormile, et pooled trennid mul algavad üldsegi särk seljas. Ma ei tea, millalgi jagasin ka Instagramis, ma ei tea, kas seda nähti, aga väga hea harjutus nagu seda, et saada seda platvormi siia kaugemale ja sellest kogu aeg tõmmata see küür endale selga, et mul nagu ei ole üldse seda asendit. Mis see tähendab, tõmbasid särgi selga, ole hea kuulajatele ka? Tavaline teesärk ja panen nagu käed sealt läbi, kaelaauk jääb enne siia ette ja see särk ongi mul nagu siin tekib selline ruut ja mängin sellega palli. Et see pall põrkab mul siia selle särgi peale ja siit mul jäävadki need käed reaalselt nagu hästi kaugele kehast ja siis ma siit põrgatan seda, oleme tennispalliga teinud näiteks, et saadagi seda asendit, et see muutuks mulle nagu loomulikumaks, et mul on, ja ma väsin ülikiiresti ära siin, et ma ei ole üldse harjunud olema seal kaugel ja tegelikult kaitses täpselt samamoodi, et ma võiks mängida kaitses, kui ma kõva lööki näiteks mängin, et ma olengi seal nagu ees ja valmis nagu mängima, aga mina tahan olla nagu siin mängida seda palli, et hästi raske on sealt kontrollida ja praegu ongi nagu see, et kui mulle pallid servid näiteks lendavad kuhu külje peale, siis ma hakkan siit alt nendega tulema ja ma ei ole, ja nad lendavad mul siit üldjuhult nagu minema, mitte ma ei tulegi nagu siit kohe nendega käega nagu vastu. Et jah, päris suur tehniline viga on mul seal praegu sees. Kas sa tunned, et on juba mingit arengut ka olnud või on vara öelda veel? Ta on parem. Ma arvan, et me hakkasime sellega pihta septembri keskel vist, et ta nagu on parem, seda peab hästi palju mulle meelde tuletama ja trennides on ta jällegi parem, kui on seal keegi kõrval kogu aeg ja mul on seal aega nagu selle asja peale mõelda, et mängudes ta praegu ikkagi ja seal ma tihtipeale võtan praegu ka selle valiku, et mul on vaja pallist kätte saada, et ma ei saa seal mõelda kõikide tehniliste asjade peale mängus, siis see nagu läheks teistpidi, ma arvan, lappama, et seal on vaja ikkagi mängida nii, nagu Rivo ütleb, et trennis mõtled tehnika peale, aga mängus sa pead mängima, et jah, ta läheb paremaks, aga ma arvan, et nüüd see sügis, kui meil tuleb või talv, et hästi pika ettevalmistuse teeme, et ma arvan, et seal on hea seda timmida. Väga hea, võtame Urmase siia vahele, sinu seri vastuvõtt, mis on peamiselt sellised murekohad või avastused olnud? Puudub. Ma üldiselt arvan küll, et mul servi vastuvõtt on võib-olla üks paremaid elemente, kui üldse niimoodi elemente hakata laiali võtma, mul probleemsed on muud kohad, aga ma mõtlesin just see, ega ma tehniliselt väga ei ole tegelenud selle vastuvõtuga, nii nagu Liisa praegu siin rääkis väga põnevalt, nagu, et mul tundub, et mul hakkab siis, kui mul läheb servi vastuvõtt raskeks või keegi suudab suruma hakata, siis ma hakkan nagu malet mängima või ma proovin nagu mõelda, et mida ta tahab muga teha, et tänu sellele siis ma kuidagi positsioneerin ennast teistmoodi, et ma peidan nagu ennast ära justkui. Seal on alati ju oht sees kohe, et ta võib ka mängida ja panna mind nagu omakorda raskesse kohta, aga ma olen nagu täheldanud seda, et siis ma pigem nagu kasv samamoodi, et kui Eeva ikka paneb mulle sinna 5 peale 3 rõvedat servi, siis ma mõtlen, et okei, tahaks vaadata, kuidas ta mulle piiri paneb, et vahetame paarilise kohe ära või teen ennast väiksemaks, et kuule, võta kindlalt vahet, sa jätame piiri talle kõvasti lahti praegu, et hakkan nagu võib-olla niimoodi rohkem ennast positsioneerima, et ma saaks rohkem oma mugavustsoonis seda vastuvõttu nagu teha. Kas sa ka viimasel hetkel seda kasutad, et sa siis, kui vastane viskab palli üles, et sa siis veel vahetad oma positsiooni natuke? Muidugi, et oleneb olukorras seda päris palju ikka, et seda võib-olla teen isegi rohkem, kui paarilist surutakse võib-olla ka, aga igal juhul kõik siuksed nipid ja natuke lollitamised ja samas ka endale nagu parema positsiooni tekitamised. Selge. Eeva, mis sinul seri vastuvõtuga seostub? Ma olen Liisaga ühes paadis. Et jah, ma vahepeal toon ka käed liiga keha ligidale. Ma arvan, et see on nüüd paremaks läinud veits, aga mul võib-olla on see, et ma ei keera oma õlga üles siis, kuna ma mängin ka 5 peal. Et siis mul jääb ka see audipoolne õlg siis jääb ta nagu alla. Ehk isegi kui ma olen ilusti nagu õiges kohas ja nagu valmis ja käed on kehast eemal, et siis see pall tihti kas lendab nagu otse või siis nagu veits isegi nagu antenni poole.
et jah, et tuleks nagu keerata see külg ette, et blokeerida ära out. Et see õla keeramine või see agressiivsus on minu arust hästi oluline, väga paljud seda mainivad ka. Jah. Väga hea, Mart, sinu vastuvõtt? Mu vastuvõtt tavaliselt oma kogemusest kõigub selle võrra, kas ta on hea või halb, mis olekus ma olen selle vastuvõtus. Et kui on hea rahulikkus, hea enesekindlus, on olemas distants. Distantsi all ma mõtlen seda, et no ma ei tea, näiteks kui sa vaatad võrkpalli kõrval olevana, siis tundub päris palju selgem see mäng, on ju. No jumala selge, no muidugi tegi piiriga, kui seda ammu näha ju, et no loomulikult need asjad toimuvad platsi peal. Aga kui sa seal platsi peal ise oled, siis tundub nagu, et see on kuidagi palju kiirem ja palju vähem saad aru ja palju vähem näed. Ja minu arust on see, et sa lähed sinna mängu sisse ja siis see distants selle sinu ja mängu vahel läheb nagu väiksemaks. Kuidagi, kui kõik on siin nii lähedal, siis sa näed nagu vähe asju. Aga kui suut ennast hoida nagu justkui nagu eemal ja siis seal mängida, siis nagu paistavad asjad paremini silma ja siis lisaks sellele, et kui sa hakkad võib-olla juba eristama seda, et juba enne palli viskamist, õhku viskamist näed, et hakkabki mulle servima, saad juba nii-öelda varakult sellest aru ja siis kui läbi selle distantsi näed ka seda, et mu paariline on seal, reaalselt näed seda, see koht, kuhu ma servi vastu võtan, on seal ja ka samal ajal tunnetad, et mu keha nüüd on sellises olukorras, et siis nagu asi toimub nagu naturaalselt, kõik on nagu selge, see koht on selge, see pallilend on selge ja nii edasi ja siis see toimub nagu naturaalselt, aga see on nagu päris nagu seisunaga seotud, kui jääd surve alla või hakkad muretsema või kui mina hakkan mõtlema näiteks, et okei, et mul on 2 ässa löödud ja mis ma nüüd teen, siis see distants läheb nagu väiksemaks ja ma ei näe enam seda, ma ei näe seda kohta ja ma mõtlen võib-olla ühele kinnisideele ja siis läheb asi veel hullemaks. Et ma olen nagu avastanud seal nagu päris suure seose. Et seal sees on muidugi kõik see teadmine sellest tehnikast, millest rääkis Liisa ja Eeva, aga mulle just tundub, et kui see fookus läheb nagu mängu ajal sinna, siis ta võib tekitada probleeme. Väga huvitav, no pole niisuguseid arutlusi pidanud, et mul nagu tekkis see mõte, et ma tegelikult suht vähe vastuvõtul tegelen nagu endaga või nagu, et no kuidas ma nüüd need käed panen või ma pigem nagu tegelen kogu aeg selle servijaga või nagu põhifookus on sellel, et kuidas teda natuke enda rütmist nagu välja viia või panna teda natukene, vaatan, et kui ta tunneb ennast jube hästi seal, et nagu kuidas, mida ma saan teha, et natuke teda raputada, aga väga ei mõtle nagu, et mis ma ise või nagu, kuidas ma nüüd käed panen selle servi vastuvõtul, et ma nagu siukse asjaga üldse ei tegele, et päris huvitav nagu. Oma kogemus on veel see, mis on servi vastuvõtul, aga mujal ka vahel, näiteks kui on ülihea seisund, ülihea voog ja näiteks lähed ründama, siis vahel nagu kõik see on väga hästi näha, kus on vastane, kus on pall, kuhu ma selle palli lõin, aga võib-olla väga täpselt ei teagi, kuidas see keha selle asja ära tegi. Et seda nagu, kui see nagu, ütleme, see ideaalne seis on, siis võib-olla see ei pane isegi tähele, et sul on keha, mis selle asja ära teeb, et ta hüppas ja lõi ja isegi ta ei väsi ära siis. Et siis sellisel puhul servi vastuvõtus oleks ka nagu sellisel hetkel see ideaalne olukord oleks võib-olla see, et sa näed vastas, sa näed seda kohta, tuleb veits lihtsam serv kohe, näed, ma panen selle kohe nagu tõsteks, siis võib-olla tegelikult ei panegi tähele, mida su keha teeb ja siis ta teeb minu meelest kõige parema liigutuse. Aga seda muidugi juhul, kui tal on olemas need oskused juba varem, et ta tunneb ennast mingite asjadega kindlalt, et sa teadki, et kui palju sealt tuleb sinna panna, siis keha on juba need asjad nagu ära teinud, tal on vastused olemas läbi selle, et sa oled neid asju harjutanud ja nii edasi. Jah, ma tahtsin ka öelda, et seal taga on see enesekindlus, ma arvan jälle, et servi vastu, et ega kui sa minu arust neid trenne, ma arvan, et teil kõikidel on, et nagu ülilihtne on servi vastu võtta, et sul on mingi mega hea flow, sa nagu reaalselt tead, et sa saad kõik servid kätte, et pane, mis sa tahad, aga sa võtad need ära. Ma loodan, et teil on vähemalt olnud. Aga minu arust see on see natuke sarnane, millest sa rääkisid, aga ma arvan, et seal taga on ülisuur enesekindlus, et sa võtadki nad lihtsalt igalt poolt ära ja sa nagu tead täpselt, mis sa teed nagu, ja siis on see teine variant, kus sa mõtled täiega üle. Et nagu tahad hakata mingit hullu tehnikat seal mõtled vastase peale, mõtled paarilise peale, et kuhu need kõik panna, et mida naturaalsemalt ma arvan, et see läheb seda, ma arvan, et parem. Ma saan ka lisada oma sükse, või sul oli veel selle kohta
mul oli igatahes mõte selle tehnika poolest, mina harrastan, ei ole nii palju ka seda tehnilist poolt teinud kindlasti, kuigi ma tean, et Rivoga ma saingi kunagi 3-4 aastat tagasi, kui ma rohkem mängima hakkasin mingites tema trennides, sain seal vahel kutse, et tule ka, punti on keegi puudu ja need samad kõik platvorm ja kõik see liikumine, et see nagu paar trenni ma mäletan ja see on mul nagu kogu karjääriks seni jäänud, et siuksed baasasjad, mida minusugune ei osanudki, seesama mingisugune küüru minek ja õlad ette, et need väga baasasjad said sealt selgeks ja just see käte siuke sujuv liikumine, aga ma tahtsin seda välja tuua, et mina tunnen ja mina usun, et kuna ma olen ikkagi, ma arvan, elu lõpuni üsna konarlik mängijat, must ei saa siukest väga hea tunnetusega mängijat, ma saan aru, et see on mingist maast madalast, seda ma ei suuda nii palju võib-olla arendada, aga et ma tunnen, mina usun vähemalt, ma üritan endale siukse uskumuse tekitada, et kui ma saan füüsiliselt paremaks, et see on see, mida ma saan teha, ma saan kõrgemal hüpata, ma saan kiirem olla tugevamate kerelihastega, ma olen tundnud praegu, me oleme siin nüüd mõni kuu teinud väga süstemaatselt jõusaali, et näiteks kui ma käin hommikul jõusaalis ja tulen õhtul veel trenni, et siis mul on sellest hommikusest trennist on jalad nii heas toonuses ja ka kerelihased, et seda just servi vastuvõtul ma olen tundnud, et ma jõuan mingit palle võtma kahe vahelt või kuskilt külje peale tulevaid hoopis paremini kui nendel hetkedel, kui ma ei tunne, et mul jalad võib-olla nii heas toonuses oleks, et mina just tunnen, et see füüsiline vorm annab nii palju juurde, et või see, et sa oled kere teinud nädal korralikult, sa tunned, et ma suudangi kuidagi veel viimasel hetkel kerega liikuda ilusti pallile alla, et ma olen sellise avastuse teinud viimasel ajal. Vot. Aga meil hakkab saade läbi saama, mina jälle olen mõelnud lahenduse meie küsijatele, kes juba ootavad pool aastat oma kingitusi. Need tulevad, aga me teeme need siis nii, et me paneme igaüks kirjalikult need teeleme postitusena selle nii-öelda saate lisana, siis paneme inimestele üles, et me saame sedasi ka lahendatud selle, et siis jääb inimene ootama päris järgmise aastani. Aga saate lõpetuseks on meil 2 asja veel kiiresti, hästi lühidalt kõik ütlevad, kuidas järgmine aasta hakkab välja nägema, kas läheb kuskil aasta alguses laagrisse, millal alustab hooaeg, alustame Urmasest. Oi, rahulikult teeme mõned korrad nädalas Sandriga trenni ikka palli ja jõusaal juurde ja ma arvan, et meie hooaeg algabki siin maikuus, juunikuus, kui Eesti turniirid hakkavad. Praegu välismaal ei vaata? Ei ole plaani. Aga Türgis teed ühe laagri, ma tean. Kindlasti. Väga hea. Mart? Jah, kindel on see, et detsember-jaanuar oleme Eestis, veebruaris oleme 3 nädalat Tenerifel ja siis märts-aprill ilmselt on päris palju võistlus juba. Kindel on ka Türgi laager 12-19 aprill. Mainin siinkohal ära. Tasub tulla. Ja nii näebki välja. Väga. Liisa? Me sellest vist ega uut kalendrit ei ole tulnud välja, et ega päris raske. Te ei saanud või? No see ei olnud väga kindel. Sealt ei olnud väga midagi võtta. Aga meie tegelikult plaan on praegu teha nüüd hästi-hästi pikk ettevalmistus ja alustada hooaega ilmselt alles seal maikuus, võib-olla isegi juunikuus, et natuke vaatame seda Euroopakate seisu, et meil on praegu punktid nii head, et me oleme mitu aastat teinud seda viga, et punktid on põhimõtteliselt olemas, aga ebaõnnestume selle aasta alguses ja kaotame need punktid ära, et natuke on see plaan praegu, et ootame ja vaatame, mis saab ja teeme siis väga tugevalt siin jõu ja tehnika poolelt läbi, et laagrisse lähete kuskile? Ilmselt veebruar, märts sealkandis ilmselt alles, et praegu isegi jaanuarini välja vist on ainult jõusaalet ja füüsiline. Nii et detsembri keskpaigas või enam vähem ei tea maailmas keegi, mille järgmine aasta tuleks hooaeg alustada, sest ei ole saanud veel aga see on tegelikult päris ajuvaba see seis, et see ei saaks niimoodi olla nagu, et ma ei tea. No nii, ja Eva, sinul varsti lend tagasi USA-sse? Ei ole varsti, anna mulle aega. 12. jaanuar lähen tagasi. Jah, ehk siis mina alustan seal oma asjadega uuesti. Mängin siis suht 3 kuud jutti ja siis tulen tagasi ja siis mängin uuesti 3 kuud jutti. Et ma arvan, tuleb, sest mõttes tuleb väga huvitav ja väljakutsuv uus aasta. Ma tahaks loota, et ma suudan oma arengu, füüsilise ja võib-olla mängulise arengu siis tuua ka meie võistkonda nagu juurde ja siis vaadata nagu edasi sealt, kuidas hakkab asi siis olema. Et jah, ma huviga ootan ja ma arvan, et me võiks siis teha suure sammu edasi küll järgmine hooaeg. Väga ilus.
väga ilus. Ja mina alustan hooaega juba oma paarise Steven Kabaneniga mõne päeva pärast ilmselt meil oma 544 ja Beach House'i koostöös siuke tore A-liiga alustab, kus siis naised tulevad finaalturniiris kampa, aga meestel on ka suur põhiturniir ja me oleme siin enne saadet palunud teil teha oma top 4 ennustused. Meil on 16 paari kaasa löömas. Ma usun, et Liisa-Lotta on praeguseks suutmas ka meile just sel hetkel panna ette sellise tabeli, kus te näete kõiki osalejaid ja meie saame siis teha siin kiire ennustuse esinelikust. Urmas, sina kui üks osalejatest ja pretendentidest kullale. Las ma jään viimaseks parem, ma arvan siin. Et keegi, sa ei saa ühtegi võitus arvad? Ennustamises jään viimaseks. Selge, okei. No turniiril võib-olla läheb natuke paremini. No, kes tahaks alustada? Eeva, sina kui selline teada-tuntud Eesti võrkpallispetsialist. Keda ennustad esimeseks, teiseks, kolmandaks, neljandaks? Ma teen sellise ennustuse ja panen esimeseks Ennemuist Maidle. Sorry, Urmas. Nii. Teiseks panen mina Võime Rühka Tiisaare. Rühka Tiisaar, väga hea. Eelmise aasta siis pronks. Sa võtadki järjest lihtsalt. Nii. Järgmine Rinaldo, et ma ei saa. Eeva, kuule. See oleks nii ilus praegu. Kolmas. Ma arvan, et siin on Patrik Karmin on niimoodi eesnimedega miski pärast. Pariagi Kender. Jah, Pariagi Kender. Ma arvan, et poisid siis võib-olla see kolmas koht tähendaks neile rohkem kui Urmasele see poodium. Väga ilus. Nii, Liisa, kas neljanda koha ka ütlesid? Neljas koht siis Urmasele? Ma ei näe, et Urmas poodiumit kuskil turniiril välja. Neljas koht, jah, Urmas, sa saad neljanda koha endale. Millal sa viimati Urmas Eesti GP-etapil medalilt välja näiteks? No ma mingi aeg ju lugesime, vist 20 korda olen järjest poolfinaalis mänginud, aga sealt 20-2 äkki olen jäänud neljandaks. No A-liiga kvaliteet on hästi palju kõrgem. Võib-olla. Okei, nii, kas Liisa näiteks, sina oskad meil oma esineliku öelda? Ma võin ainult nii palju öelda, et kui sa Ennemuist ikkagi teeb selle trenni ära, siis ma panen nad esimeseks. Ja ülejäänud 3 jagage end ise ära, aga ma arvan, et seal on Rühka Tiisaar. See ei ole Mart Tiisaar, see on Rein. See on Rein. Ma usun Reinu ka ikkagi. Ja ma tean, mina ka. Piik Steinberg ja Patrik Armin. No nii, ja Mart. Väga hea. Millal see finaal on? No see on märtsi kandis vist. Okei, no selleks ajaks ma arvan, Patrik Armin tulevad juba kulla peale. Siis aga Ennemuist Maidle, Piik Steinberg ja paneme Rühka Tiisart ei paneks top 4. Paneme pigem sinna, ma arvan, et Leisma Nõun tulevad ja murravad ennast finaali või sinna Final Fouri. No ühe paari te olete ära arvestanud oma esinelikutest, ma ei tea, kuidas see nüüd juhtus nii. Minu esinelik on ma saan aru, et ma olen tundunud nagu natuke kallutatud inimene, aga ma ei usu, et kui Urmas seda mängima läheb Sandriga, et ta neljandaks jääb. Keegi peab ju korraldama ka. No mina korraldagi ära selle. Urmas ja Sander esimene minu tabelis, Ennemuist Maidle teised, Rinaldo Kabanen kolmandad. Kes siis korraldab? No ma korraldan finaali. Pronksimängu aitab Urmas ära teha. Rühka korraldab praegu. Ja Rühka Tiisaar 4. ja Patrik Armin ehk siis Pariagi Kender on 5. aga mängivad paremini kui kõik teised. Ja sellise lisaennustused. Ma olen lihtsalt nõus, et nad võivad väga-väga hästi mängida, elan neile kaasa. Nii, aga täna saade on lõppenud. Urmas, jätsidki ära või? Urmas, sa tahad ikkagi õigus, muidugi. Noh, kuidas on? Ma ütleks küll. Esikohas väga üllatust ei ole. Minu poolt teeks Piik Steinberg, ma usun, märtsis. Teine ma paneks Pariagi Kender. 3. Ennemuist Maidle. Ja 4. on Rühka Tiisaar. Kuigi ma tuletasin sulle meelde ühe paari, keda ei tõi. Aga okei, ega ma ei saa muuta. Ma pean näitama mänguga seekord siis oma paremast, mitte jutuga. Head sõbrad, saade on tehtud. Liisa, Eeva, Mart, Urmas, väga tore oli teiega. Loodetavasti läheb teil detsembrikuu ilusti. Ja headele kuulajatele ütleme siis nii, et uuesti oleme eetris juba jaanuaris. Ning kõik vastused nendele kuulajate küsimustele lubame siis eraldi kogu selle saate tiimi poolt panna meie 544 sotsiaalmeediasse. Aitäh kuulamast, aitäh vaatamast, kohtume taas!